Venemaa veritseb. Riigi kaotuste määr on jõudnud enneolematule tasemele. 10 000 sõdurid saadetakse koju kas sidemetes või kivstudes. Varem ei kujutanud need numbrid president Vladimir Putini ja tema Kremli komandööride jaoks suurt probleemi. Nad suutsid alati leida uusi mehi, et langenud asendada. Aga nüüd on see tõsine probleem, sest samal ajal kui Venemaa kaotused kasvavad, langeb värbamise tase. Juba mitu kuud järjest on hukkunute ja haavatute arv ületanud nende inimeste arvu, kes on valmis Venemaa ridadesse astuma, sundides Kremlit kasutama üha meeleheitlikumaid meetmeid, et seda kontrolli alt väljuvat kriisi ohjata. See on olnud juba ammu tulemas. Vene komandöörid on sellest sõjast alates kasutanud hoolimatuid ja raiskavaid taktikaid, saates oma sõdureid lahingusse ilma korraliku ettevalmistuse, väljaõppe või varustuseta. Paljude jaoks oli niinimetatud sõjaline erioperatsioon sisuliselt enesetapumissioon. Ja kuna Ukraina osutas palju tugevamat vastupanu, kui Moskva oli oodanud, ei läinud kaua aega, enne kui esimesed Vene sõdurid lahingus langesid. Sõja edenedes läks olukord ainult hullemaks. Selleks, et vähendada hävitatud tankide ja soomukite arvu, muutis Kreml taktikat ning käskis vägedel rünnata Ukraina positsioone ilma igasuguse soomustehnikata. Lõputult meeskondi on sellest ajast saadik saadetud kindlasse surma. Vennad, isad ja pojad, keda koheldakse kui lihatükke, visatakse tulejoonele teadmatuses komandöride poolt, kes jätkuvalt usuvad, et nende jõhkrad jõutaktikad toovad lõpuks edu, hoolimata aastate pikkusest vastupidisest tõendusmaterjalist. Samal ajal muutus Ukraina iga aastaga järjest tugevamaks. Ta ei kaevunud enam lihtsalt sisse ega pidanud vastu Venemaa rünnakutele. Ukraina otsis aktiivselt oma vaenlasi üles ja hävitas neid, omandades droonisõja kunsti ning arendades suuremaid, paremaid ja võimsamaid relvi, mida kasutada Kremlile kuuluva sõjamasina vastu. Isegi juhuslikud pealtvaatajad said aru, kuhu see kõik viib. Venemaa rumal strateegia oli pikaajaliselt täiesti jätkusuutmatu ja oli vaid aja küsimus, millal riigi katastroofiline kaotuste määr muutub talumatuks. Tõepoolest, juba 2025 aasta veebruaris märkis Sõjauuringute Instituut, et riik jõuab punkti, kus värbamine ei suuda enam kaotusi kompenseerida. Venemaa praegune vägede täiendamise süsteem ei näi suutvat värvata piisavalt isikkoosseisu, mida Vene sõjavägi vajab, et säilitada Venemaa praegust pealetungioperatsioonide tempot. Kõik märgid olid olemas. Asi polnud ainult selles, et Venemaa kaotas tohutul hulgal sõdureid, vaid oli ka piisavalt tõendeid, mis viitasid sellele, et riigil oli üha raskem oma sõjaväeridu täiendada. Näiteks olid Venemaa regionaalsed võimud alustanud intensiivsemaid mitmekuulisi värbamiskampaaniaid uute sõdurite meelitamiseks ning suurendasid ühekordseid makseid neile ja nende peredele, kui nad otsustasid liituda. Need maksed hakkasid isegi oluliselt ületama Venemaa keskmist palka ning Kreml lootis ilmselgelt, et suurem rahasumma oleks piisav stiimul, et rohkem inimesi liituks. Venemaa kaitseminister astus samuti samme seadusandluse muutmiseks, et lubada teatud haiguste ja häiretega inimesi armeesse. Riik palus isegi ühel oma vähestest alles jäänud liitlastest, Põhja-Korealt, saata vägesid, et aidata vabastada Venemaa territooriumi, mille Ukraina oli suutnud hõivata riigi Kurski piirkonnas. Kõike seda tõendite kuhjumist nähes oleks ratsionaalne riik kohandanud oma taktikat lahinguväljal, et vähendada kaotuste arvu. Näiteks oleksid selle komandörid võinud lõpetada nii paljude viljatute enesetapjalike rünnakute käskimise rindejoonel, mis oleks võimaldanud rohkematel Vene sõduritel ellu jääda, tervena püsida ja olla valmis hiljem taas võitlema. Kuid Venemaad ei ole viimastel aastatel sageli peetud ratsionaalseks riigiks. Isegi siis, kui selle kaotuste arv kasvas kaugelt üle selle, mida keegi võiks pidada jätkusuutlikuks, jätkas Venemaa kangekaelselt oma rumalate ja hoolimatute taktikatega. Uued värvatud sõdurid saabusid jätkuvalt rindele ainult selleks, et kiiresti saadetaks nad ohtlikesse tapmistsoonidesse. Paljud tapeti juba oma teenistuse esimestel nädalatel. Tõepoolest, juba 2024 aasta lõpus avaldasid juhtivad analüütikud, et Vene värvatu keskmine eluiga oli 2 nädala ja 1 kuu vahel. Aasia möödudes muutus see veelgi lühemaks. Oli vaid aja küsimus, millal Venemaal ei õnnestu enam piisavalt sõdureid värvata, et oma rindekaotusi asendada. Ja tundub, et see hetk saabus 2025 aasta lõpus, peaaegu 4 aastat pärast lahingute algust. 2026 aasta alguses avaldatud raportid näitasid, et Venemaa hakkas kaotama tuhandeid sõdureid rohkem, kui suutis värvata. See oli sõjas oluline hetk,
kuid Ukraina pidi ootama ja vaatama, kas see oli vaid üksikjuhtum või märkimisväärse uue suundumuse algus. See oli viimane. Sama muster jätkus ka järgmistel kuudel. Ja taas, mitmel järjestikusel kuul, alates 2025 aasta lõpust kuni 2026 aasta alguseni, kaotas Venemaa rohkem sõdureid, kui suutis värvata. Kuigi täpseid arve on võimatu saada ja hinnangud erinevad allikati, algatus Ma tahan elada, Ukrainas loodud riiklik abitelefoniliin, mis aitab Vene sõduritel turvaliselt alla anda, väidab, et Venemaa värbas 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul veidi üle 80 000 inimese. Samal ajal teatasid Ukraina kindralstaabi andmed, mida kordas ka Sõjauuringute Instituut, et sama ajavahemiku jooksul kandis Kreml üle 85 000 kaotuse. Seda kinnitasid ka Saksamaa teadlase Janis Kluge kogutud andmed, kes uuris, kuidas venelaste värbamistasemed on alates 2024 aastast muutunud. Kluge leidis, et kuigi 2024 aasta oli suhteliselt stabiilne ja Venemaa suutis pidevalt täita või isegi ületada oma värbamise eesmärke, hakkasid määrad 2025 aasta jooksul langema. Mõnel kuul oli uute värvatute arv võrreldes eelnevate kuudega langenud 20% või rohkemgi. Ja 2026 aastaks oli erinevus selgelt näha. Selle aasta esimestel kuudel värbas Venemaa keskmiselt vaid 800 sõdurit päevas. Aga 2025 aasta esimeses kvartalis värvati juba 1000 kuni 1200 sõdurit päevas. Selle tulemusena on organisatsioonid nagu Ma tahan elada ennustanud, et Venemaa ei suuda tõenäoliselt saavutada oma eesmärki värvata 2026 aastal 409 000 lepingulist sõdurit. Ja see pole sugugi üllatav. On mitmeid põhjuseid, miks riigil on üha raskem leida inimesi, kes oleksid nõus allkirjastama lepingu, mis tõenäoliselt viib nende surmani vaid mõne nädala pärast. Sõja alguses polnud see nii raske. Tollal võis Venemaa veel toetuda oma propagandamasinale, et panna inimesi uskuma, et sõjaline erioperatsioon kulgeb sujuvalt, et Ukraina rahvas ootab vaprate Vene kangelaste poolt vabastamist ja et kogu operatsioon saab peagi läbi. Paljud naiivsed ja kergeusklikud, füüsiliselt võimekad mehed uskusid neid jutte. Nad arvasid, et võivad sõjaväkke astuda, saada kopsaka tasu enda või oma pere aitamiseks, teenida oma aja rindel ära ja siis koju tagasi minna, kui Kiievi vallutamine on lõpule viidud. Aga nädalatest said kuud ja kuudest said aastad ning Kremli valedest sai üha lihtsam läbi näha. Kuigi paljud olid endiselt valmis võitlema, hakkasid paljud tõde mõistma. Nad teadsid, et nõustumine Ukrainas rindele minekuga oli sisuliselt surmaotsus. Nad nägid, et Venemaa ei võida seda sõda ja et see kestab tõenäoliselt veel aastaid ja üha rohkem inimesi ei tahtnud selles enam osaleda. Aasia jooksul on Venemaa värbajatel muutunud palju raskemaks inimesi veenda, et nad peaksid minema ja võitlema. Seetõttu muutusid nad meeleheitlikuks. Nad ei suurendanud ainult pakutavaid rahalisi stiimuleid, vaid kasutasid ka rohkem salakavalaid võtteid, et oma kvoote täita. Näiteks läksid nad vanglatesse ja pakkusid kinnipeetavatele võimalust oma kongist välja pääseda ning kustutasid nende karistused, kui nad nõustusid 6 või 12 kuud sõdurina teenima. Nad hakkasid värbama inimesi, kellel on tõsised või surmavad haigused nagu HIV, tuberkuloos või C-hepatiit, kes tavaliselt oleksid sõjaväeteenistusest vabastatud. Nad sundisid alkoholi ja narkosõltuvusega inimesi sõjaväelepingutele alla kirjutama, kellest paljudel polnud väidetavalt aimugi, millele nad tol hetkel alla kirjutasid. Nad ähvardasid etnilisi vähemusi ja sisserändajaid väljasaatmisega, kui nad ei liitu armeega, ning avaldasid survet kõige vaesematele kogukondadele üle kogu riigi. Nad petsid ja tõid inimkaubanduse teel isegi tuhandeid mehi Aafrikast sõtta, kasutades selleks valeväiteid, otseseid valesid või võltslubadusi suurtest palkadest, et meelitada neid oma kodumaadest eemale. Aga sellest pole piisavalt, et kaotusi tasakaalustada. Venemaa kaotab endiselt rohkem mehi, kui suudab leida. Nüüd ollakse veelgi meeleheitlikummad. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, vaatad sa saadet Sõjaväeshow. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Venemaa värbajad on proovinud sihtida vaeseid, vähemusi, haigeid ja nõrku. Nüüd keskenduvad nad uuele sihtrühmale, noortele. Üllatav CNN-i raport, mis avaldati 2026 aasta aprillis, paljastas tohutu värbamiskampaania, mis on suunatud ainult üliõpilastele ja kõrgkoolilõpetajatele üle kogu Venemaa piirkondade. Ja nagu varasemadki värbamiskampaaniad, on ka see täis valesid.
Näiteks pärast arvukate Venemaa ülikoolide veebilehtede, sotsiaalmeedia lehekülgede ja kohalike meediaraportite analüüsimist ning otsesuhtlust üliõpilaste endiga leidis CNN, et Venemaa värbajad on lubanud üliõpilastele 1-aastaseid tähtajalisi lepinguid ning võimalust õppida kõrgtehnoloogilisi oskusi ilma, et peaks teenima rindele lähedal. Tegelikkuses on suur osa sellest tõenäoliselt täiesti vale ning eksperdid hoiatavad, et kõik üliõpilased, kes liituvad, võivad sattuda ilma ette hoiatamata ja võimaluseta midagi ette võtta otsekohe rindele tapmistsoonidesse. Kampaania näib olevat alanud jaanuaris, vaid paar kuud pärast seda, kui Venemaa kaitseministeerium teatas uue sõjaväeharu, mehitamata süsteemide vägede loomisest, mis on täielikult pühendatud droonisõjale. Varsti pärast seda hakkasid ülikoolid üle kogu Venemaa jagama oma sotsiaalmeediakanalites sõjaväelise värbamise videoid, pilte ja plakateid, julgustades või isegi soovitades lõpetajatel liituda. Mõned läksid veelgi kaugemale, kutsudes üliõpilastele esinema Vene sõdureid ja veterane, kes pidasid motiveerivaid, propagandast tulvil kõnesid niinimetatud sõjalise erioperatsiooni kohta. Üks sõltumatu Venemaa uudistekanal, mis keskendub üliõpilaste teemadele, uuris seda lugu põhjalikumalt ja leidis, et vähemalt 269 ülikooli ja kolledžit üle kogu Venemaa ning okupeeritud Ukraina aladel on selles värbamiskampaanias aktiivselt osalenud. See hõlmab ka mõningaid riigi mainekamaid õppeasutusi, nagu Peterburi riiklik ülikool, kus õppis ka Putin ise, ning Moskva kõrgem majanduskool, mis korraldas tegelikult veebruaris oma enda mehitamata süsteemide festivali. Vaadates pilte, videoid ja sotsiaalmeedia postitusi on selgelt näha, et see turunduskampaania on suunatud nooremale põlvkonnale. Ühes videos näiteks mängib noor vene mees oma magamistoas videomänge, samal ajal kui pealelugeja ütleb, sulle öeldi, et raiskad videomängudele aega. Seejärel muutub mängur droonioperaatoriks, kui jutustus jätkub. Aga on olemas koht, kus sinu kogemus on eriti väärtuslik. See on lihtne, kuid potentsiaalselt õhus turundusnipp ning videomängu teema on peaaegu kõikides teistes turundusmaterjalides pidevalt kohal. Näiteks üks video Volgogradi Plihhanovi Venemaa majandusülikoolist näitab jagatud ekraani, kus ühel pool on mängur ja teisel pool droonioperaator ning all on kiri, vali õige skin. Mõned värbamiskuulutused ütlevad isegi selgelt, et mänguritele antakse kandideerimisprotsessis eelis. See avaldab noortele tohutut survet, eriti kuna paljud neist alles mõtlevad, millised võiksid olla nende järgmised sammud elus, ning neil puuduvad juhised, selge suund või eeskujud, mis aitaksid neil õige tee valida. Mõne jaoks tundub kogu see kampaania ka reetmisena, sest just need institutsioonid, mis pidid neid kujundama ja õpetama, kutsuvad nüüd neid üles oma eludest loobuma. Üks tudeng võttis oma tunded selles küsimuses CNN-ile kokku. Üliõpilased on tohutu surve all. Loomulikult on pidevad üleskutsed minna enne nenda erioperatsioonile väga ebameeldivad. Teadmine, et ülikool teeb kõik endast oleneva, et sind sõtta saata, on veelgi hullem. Teine tudeng avaldas, et ülikoolis värbamissündmustel osalenud tudengitele lubati kuldmägesid, õppelaenu kustutamist, muid soodustusi ja muidugi vaid 1 aastat teenistust tagalas kaugel rindest. See on kahtlemata üks seni kõige hoolikamalt planeeritud värbamiskampaaniaid selles sõjas. Ja just üks riigi kõrgeimaid võime, Venemaa kaitseministeerium, otsustas täpselt, kuidas see peaks toimima. Vene sõjaväejuristi Artjom Kliigeri sõnul andis kaitseministeerium ülikoolidele väga täpsed juhised, öeldes, keda sihtida ja kuidas nende tähelepanu köita. Ministeeriumi juhistes on öeldud, et sihtida tuleks nii mees- kui naisüliõpilasi ning ülikoolid peaksid rõhutama, et iga vabatahtlik värvatav saab ainulaadseid teadmisi ja oskusi ning tal on väiksem oht sattuda vaenlase tule alla võrreldes tavalise sõduriga. Samuti kästakse pakkuda märkimisväärseid rahalisi stiimuleid, minimaalselt 400 000 rubla ehk peaaegu $5000. Mõned ülikoolid lähevad aga sellest palju kaugemale. Näiteks Peterburi riiklik ülikool, mis pakub ainuüksi registreerumise eest ühekordset makset umbes $10,000, millele järgneb põhipalk peaaegu $70,000 aastas. Kliiger märgib, et raha on ilmselt ainus osa kogu sellest kampaaniast, milles üldse mingit tõde on. Kõik muu on vale. See on lihtne leping Vene armeega, ilma tähtaja ja eriliste tingimusteta. Sest kõik need reklaamid jätsid mainimata ühe väga olulise fakti. Putin pole kunagi ametlikult tühistanud osalise mobilisatsioonidekreedi, mille ta allkirjastas 2022 aasta septembris. See dekreet muutis täielikult olukorda Venemaa sõjaväkke värvatute jaoks, sätestades, et kõik uued sõjaväelised lepingud jäävad jõusse kuni osalise mobilisatsiooniperioodi lõpuni.
see periood pole veel lõppenud, seega kõik, kes nüüd lepingu sõlmivad, alluvad endiselt sellele dekreedile. Teisisõnu, tähtajalist 1-aastast lepingut pole olemas. Noored mehed ja naised, kes sellesse lõksu langevad, ei veeda lihtsalt aastat kuskil tagalas, mängides droonidega nagu päriselus videomänge, enne kui nad turvaliselt koju perede juurde saadetakse. Nad jäävad sinna kinni, võimalik, et kuni nad kas surevad või saavad nii raskelt haavata, et ei suuda enam võidelda. Ja asi läheb veel hullemaks. Lubadus, et üliõpilastest värvatud saadetakse rindest kaugele, ei põhine samuti ühelgi tegelikul seadusel ega õigusaktil. Nagu Grigorio Sverdlini, sõjavastase heategevusorganisatsiooni Get Lost juht märgib, niipea kui inimene allkirjastab lepingu, on ta sõna otseses mõttes Kaitseministeeriumi ori. Ta võidakse saata ükskõik millisesse üksusesse, kuhu kaitseminister teda vajab. Valikuvõimalust ei ole. Hea uudis on see, et paljud tudengid teavad seda kõike või on vähemalt piisavalt teadlikud, et mõista, et sellesse sõttaminek ei ole tark mõte. Kõik tudengid, kellega CNN rääkis, jagasid näiteks ühist usaldamatust Kremli propaganda suhtes. Üks väitis, et mitte keegi tema klassikaaslastest ega sõpradest ei kaalunud lepingu sõlmimist, isegi kui nad olid raskes rahalises olukorras. Teine lisas, et ta ei pidanud seda jama veenvaks ning kutsus ka oma klassikaaslasi üles mõistma, et see kõik on pettus. Kuid see ei tähenda, et kampaania oleks määratud läbi kukkuma. See ei pruugi tuua piisavalt uusi värvatuid, et täielikult täiendada hääbuvat Vene koosseisu, kuid sellest võib siiski piisata, et veenda mõnda lihtsameelset, segaduses või raskustes olevat õpilast lepingule alla kirjutama. Tõepoolest, tundub, et mõned ülikoolid suunavad oma värbamispingutused aktiivselt just nendele tudengitele, kellel on kõige suurem oht kursustel läbi kukkuda. Üks tudeng avaldas, et ta kutsuti eraldi grupikoosolekule, mis oli mõeldud just neile, kes õpingutega maha jäävad, kus teda ja tema kursusekaaslasi julgustati sõjaväkke astuma. Teine rääkis veelgi murettekitavama loo, kus ülikool oli peaaegu kolmandiku meie grupist välja viskamas ja sundis neid kohapeal lepingule alla kirjutama, et oma kohta säilitada. Ja mõned ülikoolid kasutavad üha salakavalamat taktikaid, et täita oma värbamiskvoote. On olnud teateid, et mõned ülikoolid lühendavad näiteks tähtaegu, mille jooksul tudengid peavad oma kursusetööd lõpetama ja esitama, muutes sellega sisuliselt raskemaks vajalike hinnetega kursuste läbimise. Loogika on lihtne. Tee tudengitel raskemaks kursuste läbimine, nii et rohkem tudengeid kukub läbi ja need samad raskustes ning stressis tudengid on kergemini värbamissurvele allutatavad. Üks tudeng lisas, et ülikooli töötajad otsisid üles esmakursuslasi, kellel oli vaimse tervise probleeme või kellel oli raske kohaneda ning sihtisid just neid spetsiaalselt. Selliseid tudengeid kutsutakse isiklikele vestlustele, kus neile pakutakse töökohti sõjaväes, et nad saaksid oma kraadi kätte ja väldiksid ränka rahalist võlga. Need on üsna jahmatavad lood selgest emotsionaalsest väärkohtlemisest. Ülikoolid, kohad, kuhu inimesed lähevad, et saada tuge, õppida ja omandada teadmisi ning oskusi, mida nad vajavad. Et oma unistusi ellu viia või saada toimekateks ühiskonnaliikmeteks. Ülikoolid pöörduvad aktiivselt oma enda üliõpilaste vastu, kasutades julmalt ära nende hirme ja pingeid. Kõik selleks, et toita küllastamatut Kremli sõjamasinat. Nagu üks üliõpilane järeldab, ma ei kujutanud kunagi ette, et minu armastatud ülikoolist saab midagi, mille eest ma pean oma sõpru kaitsma. Aga just see ongi Putini Venemaa tänapäeval. Koht, kus inimesi koheldakse nagu kariloomi, kus sõdureid nähakse vaevu millegi enamana kui lihalõikudena ja kus isegi teismelisi, kellel kogu elu on ees, sihitakse halastamatult kohtades, kus nad peaksid end kõige turvalisemalt tundma. Ja see kõik on sellepärast, et Vene armee on oma kõige nõrgemas seisus. Diktatuuri viimased päevad kulgevad alati ühtemoodi. Paranoias ja illusioonides ekslev diktaator pöördub oma siseringi vastu. Kunagi usaldatud nõunikest saavad vaenlased, kui diktaator proovib kõike, et võimust kinni hoida. Vladimir Putin on praegu just sellistes diktaatori agoonias. Venemaa kaitseministeerium on kokku varisemas, kuna Vladimir Putin kõrvaldab kõrgeid ametnikke, et varjata oma läbikukkumiste tegelikku ulatust. Venemaa president teeb oma enda sõjaväega midagi koletut. 26 aastat kestnud režiim laguneb õmblustest lahti. 10. aprillil teatas Moscow Times, et Venemaa endine kaitseministri asetäitja Pavel Popov sai korruptsioonis süüdimõistmise eest 19-aastase vanglakaristuse. Sõjaväekohtu poolt mõistetud Popov, kes töötas selles ametis novembrist 2013 kuni juunini 2024, arreteeriti osana sellest, mida Venemaa nimetas kogu oma sõjaväe ümberkorraldamiseks. Pätses, võltsimine, ebaseaduslik relva omamine, altkäemaksu võtmine ja võimu kuritarvitamine olid kõik süüdistused, mis Pavel Popovile esitati. Möördepunktiks näis olevat Popovi vandenõu paljastamine.
kasutada Venemaa sõjateemalise Patriot Parki arendamiseks mõeldud vahendeid omaenda eravalduse jaoks. Võite mõelda, et mis siis? Venemaa vabanes korrumpeerunud ametnikust. Neid on seal palju. See ei tähenda muud, kui et Putin eemandas võimult kellegi, kes poleks pidanud seal olema. Nii see kõik pealtnäha paistab, kuid tegelikkus Popovi vangistamise taga on palju segasem. Popov oli endise Venemaa kaitseministri Sergei Shoigu kindel liitlane ning tema vangistamine pole sugugi üksikjuhtum. Viimase paari aasta jooksul on Putin Venemaa kaitseministeeriumis kõvasti puhastustööd teinud, algatades hulga kriminaaluurimisi, mille eesmärk on kõrvaldada sõjaarhitektid, mille Putin Ukraina vastu alustas. Putin on kasutanud Venemaa Föderaalset Julgeolekuteenistust ehk FSB-d, et sihtida kaitseministeeriumi kõrgeid ametnikke mis tahes süüdistustega, mis tema arvates võivad läbi minna. Seda esitletakse kui võitlust korruptsiooni vastu. Aga tegelikult on see paranoilise Putini katse kõrvaldada kõik, kes tema arvates võiksid paljastada ta kui katastroofiliselt läbikukkunud sõjalise juhi, kes ta tegelikult on. Kõik algas 12. mail 2024. See on kuupäev, mil Putin otsustas eemaldada Shoigu kaitseministri kohalt. Shoigu tuli Putini kirve langetamisest palju paremini välja kui need, kes hiljem järgnesid. Temast sai Venemaa julgeolekunõukogu juht. Kuid kui endine kaitseminister kõrvale tõrjuti ja kaotas oma tähtsa positsiooni, hävitati kõik, kes olid tema alluvuses töötanud, sest terve ministeerium lammutati Putini käsul. Järgmine, kes löögi alla sattus, oli Yuri Kuznetsov. Vaid 2 päeva pärast Shoigu langemist arreteeriti Kuznetsov, kes oli Venemaa kaitseministeeriumi peapersonali osakonna juhataja korruptsioonijuhtumis. Süüdistus seekord oli, et tema kodu läbiotsimisel leiti $1 miljon sularaha ja muid väärtasju, mida Vene võimud väitsid olevat altkäemaksu, mille Kuznetsov oli saanud ühelt kommertsettevõttelt vastutasuks määratlemata teene eest, ütles uurimiskomitee pressiesindaja Svetlana Petrenko sotsiaalmeedias arreteerimise päeval. See on umbes nii ebamäärane avaldus, kui üldse olla saab. Ja peagi hakkas Putin kõrgeid ametnikke korruptsioonisüüdistustega ikka ja jälle kinni pidama, sihtides iga kord kedagi, kes kuulus Shoigu siseringi. Muide, me ei tea siiani, mis Kuznetsoviga juhtus. Tema vangistamisest pole ametlikult teatatud. Spekulatsioon ja endise Shoigu liitlase kohta võib olla palju, kuid ei lähe kaua, enne kui Putini kirves jälle langeb. Seekord langes see Vadim Šimarini kaela, kes oli kaitseministeeriumi sideosakonna juhataja. Jälle näeme tuttavat lugu. Vene võimud väitsid, et Šamarin võttis aastatel 2019 kuni 2023 vastu altkäemaksu kokku peaaegu $450 000, mis kõik väidetavalt pärinesid sidevahendeid tootvalt tehaselt. Väidetavalt viisid need altkäemaksud selleni, et tehas sai suuri riiklikke lepinguid. Seekord viisid Putini lähikondlased asja lõpuni. Šamarin sai 2025 aasta aprillis 7-aastase vanglakaristuse. Kuid juba ammu enne, kui ta ahelates minema viidi, hakkasid kaitseministeeriumis langema veelgi rohkem doominoid. Järgmine, kelle pea veeres, oli Dmitri Bulgarkov. Kui Venemaa kaitseministri asetäitja Dmitri Bulgarkov oli 2022 aasta septembris oma ametist vallandatud. Putin võttis selle konkreetse ministri varakult sihikule, kuid oma meheni jõudis ta alles 2024 aasta juulis. Just siis pandi Dmitri Bulgarkov, kes oli 15 aastat vastutanud Venemaa sõjalise logistika eest, ametlikult vahi alla. Avaldati veelgi ebamäärasemaid korruptsioonisüüdistusi ja Bulgakov taigutati Venemaa Lefortova vanglasse kohtuprotsessi ootama. Sellest ajast peale pole me Bulgarkovist eriti midagi kuulnud. Bulgarkov vastutas Venemaa logistika eest ajal, mil Vladimir Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse ning võib oletada, et tema arreteerimine oli pigem karistus selle eest, et Venemaa ei suutnud lõpule viia erisõjalist operatsiooni, mida Putin pidas Ukrainas kergeks võiduks. Aga me lihtsalt ei tea. Nagu Kuznetsovi puhulgi pole Venemaa öelnud midagi selle kohta, mis Bulgarkoviga pärast tema arreteerimist juhtus. Nüüd hakkab pilt selginema. Pärast seda, kui Venemaa sõjaväel ei õnnestunud Ukrainat mõne nädalaga hävitada, nagu Vladimir Putin algselt lootis, hakkas Venemaa paranoiline juht pilku sissepoole pöörama. Miks invasioon ebaõnnestus? Kuidas oli sellest saanud mitmeaastane konflikt? Selle asemel, et vastuseid otsida, nõudis Vladimir Putin, et need, keda ta pidas läbikukkumise eest vastutavaks, viidaks minema, sageli korruptsioonisüüdistustega, mis olid parimal juhul ähmased. Kõik need mehed olid kunagi soositud Sergei Shoigu liitlased ning neid tuleb veel palju juurde. Järgmisena oli järjekorras Yuri Sadovjenko. Sadovjenko oli veel üks Venemaa kaitseministri asetäitjatest, kes eemaldati ametist 20. mail 2024, vaid mõni päev pärast seda, kui Sergei Shoigu viidi kaitseministeeriumist mujale. Mõnda aega näis, et sellega Sadovjenko lugu lõppeski. Erinevalt paljudest oma kaasmaalastest teda korruptsioonisüüdistustega ei arreteeritud.
Sadovjenko oli justkui unustusse vajunud, kuni 2025. aasta detsembris ilmus uudis endise kaitseministri asetäitja kohta. Sadovjenko oli surnud, väidetavalt südamehaiguse tagajärjel 57-aastaselt. Sadovjenko on olnud Šoigu meeskonnas alates 1994. aastast, paljastab UNN, tõustes koos oma mentori ja juhiga Venemaa valitsuse hierarhias ülespoole. Ta oli Šoigu asetäitjana töötanud 11 aastat oma ametist vabastamise ajaks ning oli saanud isegi Putini tunnustusi, sealhulgas Isamaa teenete ordeni. Võib olla traagiline lõpp Vene kangelase elule. Või oli see hoopis järjekordne juhtum, kus ootamatu Vene surmasündroom tabas üht Šoigu liitlast? Sadovjenko suri jõulupühal haigusse, millest keegi ei paistnud teadvat, et tal see oli. See oli samuti üllatav ning nagu mitme endise kaitseministeeriumi ametniku puhul, keda Putin on lasknud arreteerida, pole ka Sadovjenko surma järel temast eriti palju räägitud. Nii palju sellest, mis temaga juhtus, on esialgsete teadete järel saladuselooriga kaetud, et hakkab tunduma liiga suur kokkusattumus, et keegi, kes oli Šoigu nii lähedane liitlane, sureb just siis, kui nii paljud teised endised liitlased arreteeritakse. Kuigi see võib olla spekulatiivne, ei saa me eitada, et tema surm sobitub Putini mustrisse vabaneda võimalikult paljudest ametnikest, kes teenisid tema endise kaitseministri alluvuses. Võib-olla on sellel mingi põhjus. Varsti jõuame selleni, mis see põhjus võib olla. Sadovjenko tagandamise ja Popovi vangistamise vahel on teisedki langenud Putini kirve all. Vladimir Shesterov, kes juhtis kunagi Venemaa kaitseministeeriumi peadirektoraati innovatsioonialal, mõisteti 2025. aasta juulis süüdi pettuses ja omastamises ning talle määrati 6-aastane vanglakaristus. Vaid paar nädalat varem sattus vanglasse ka Timur Ivanov, kes oli samuti üks kaitseministri asetäitjatest, võttes ameti Sadovjenkolt üle, kuid vallandati juba 6 aja pärast. Tema karistuseks määrati 13 aastat vangistust, taas altkäemaksu võtmise ja omastamise süüdistustega. Teda järgnes nii kaitseministri asetäitja ametikohal kui ka vanglasse Ruslan Sahilov. 2026. aasta 5. märtsil esitati Sahilovile süüdistus, arva ära, omastamises koos kena lisasüüdistusega rahapesus. Korduvalt oleme viimase 2 aasta jooksul näinud Venemaa kaitseministeeriumis sama lugu kordumas. Popov on lihtsalt viimane pikkadest Šoigu liitlastest, kes sattus Putini jaoks valesse leeri. Vähemalt tema kohta teame, mis temaga juhtus. 2 muust ministrist, kelle Putin on kas arreteerinud või kellele ta on võib-olla andnud kiire annuse äkilist Vene surmasündroomi, pole aga mingit infot. Mis puudutab selle kõige põhjuseid, siis on 2 võimalikku seletust. Üks on korruptsioon, mis Putini väitel eksisteerib. Võib-olla otsustas Venemaa juht tekitada nii palju kaost just selles valitsusasutuses, mida tal on vaja võimalikult stabiilsena hoida, kui ta peab sõda Ukraina vastu, sest ta püüab välja juurida ametnikke, kes on Venemaalt varastanud. Aga võib olla ka teine põhjus. Ja see põhjus muudab kõike selles, kuidas me neid arreteerimisi vaatame. Enne kui me selleni jõuame, te vaatate Sõjasaadet. Ja me toome teieni lood, mis peituvad pealkirjade taga. Kui soovite rohkem näha, siis kindlasti tellige meie kanal. Alustame korruptsiooniversiooniga, millele Putin ja FSB on kõigi nende arreteerimiste puhul keskendunud. John Hardy, kes on Demokraatia Kaitsefondi Venemaa programmi asedirektor sõnul, on põhjus, miks nii paljud Šoigu liitlased on löögi alla sattunud, rohkem seotud teenistuste vahelise rivaalitsemisega kui väidetava korruptsiooniga. Šoigu on kritiseerinud kaitsetööstust sõjaväe ebapiisava varustamise eest, paljastab Hardy lisades, ja kuigi suurem osa vastutusest sissetungi esialgse faasi läbikukkumise eest lasub neil, suutis FSB näiliselt süü mujale suunata. Nii et see võib kõik olla juhtum, kus üks agentuur lammutab teise enne, kui see teine jõuab teda lammutama. FSB, soovides jääda Putini soosingusse, on võtnud endale ülesandeks vabaneda Venemaa sõjaväe sees olevast korruptsioonist. Ja nii ongi juhtunud, et suurem osa korrumpeerunutest olid endised kaitseministeeriumi ametnikud, kes olid seotud Sergei Šoiguga. Putini endine kaitseminister mängiti ülekäikudega, mis oleksid võinud otse droonide mängust tulla. Putini jaoks oli see kõik väga mugav. Lõppude lõpuks on ta Venemaa president. Kogu Ukraina sissetungi sümbolina hakkas Putin saama kriitikat selle eest, et sõda oli kestnud juba üle 2 aasta, kui ta alustas oma kaitseministeeriumi puhastust. Putin oleks kindlasti olnud vihane selle üle, et sõjaline erioperatsioon ei suutnud Ukrainat vallutada, kuid ta oli ka hästi teadlik sellest, et Venemaal kasvab rahulolematus selle operatsiooni läbikukkumise pärast. Kremli oli selleks ajaks juba sunnitud läbi viima ebapopulaarse osalise mobilisatsiooni ning Vene sõjavägi kandis tuhandeid kaotusi, mida poleks pidanud kunagi juhtuma. Putini jaoks on see puhastus viis süüd mujale lükata, täpselt nagu FSB suutis teha, kui nad sihtisid kaitseministeeriumi. Nii paljude kõrgete ametnike kõrvaldamine võimaldab Putinil näida, nagu ta võtaks meetmeid Venemaa olukorra parandamiseks Ukrainas.
nii Venemaa kodanike kui ka Vene sõjaväe seas valitsevat pettumust leevendatakse, sest Putin saab näidata näpuga ja öelda, vaadake, ma olen kõrvaldanud need, kes on põhjustanud läbikukkumise. Nüüd saab Venemaa edasi marssida võidule. See on populism kõige madalamal tasemel, sest Putinil pole vahet, kes saab patuoinaks. Peaasi, et pilgud ei pöördu tema poole. Selline puhastus tekitab Venemaa kõrgetes ametnikes täiendava hirmukihi, mis on Putini jaoks lihtsalt boonus, sest ta saab anda sõnumi, et igaüks, kes teda alt veab, kõrvaldatakse pildilt, tõenäoliselt fabritseeritud süüdistuste alusel. Samuti ei tohiks märkamata jääda, et korruptsioonisüüdistused, mida Putini patuoinastele esitatakse, on algusest peale lavastatud. Nagu Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus ehk SIPA märgib, on Putini Venemaa, täpselt nagu teda kasvatanud Nõukogude süsteem, üles ehitatud süsteemile, mis võimaldab siseringil võimalikult palju raha kõrvale panna. See on lojaalsustaktika. Putin teeb inimesed rikkaks, et nad teeksid seda, mida ta neilt nõuab. Kogu Venemaa kaitseministeeriumi laiali lammutamine näitab vaid seda, et lojaalsus ei ole vastastikune. Kui Putin otsustab, et sind on vaja eemaldada, olenemata põhjusest, hoolitseb ta selle eest, et sind tehakse süüdlaseks vahenditega, mille ta ise sulle andis. Siis sind puutakse üles. Ja Putin saab jätkata elu oma moonutatud maailmapildis, kus Venemaa läbikukkumised Ukrainas ei ole kunagi tema süü. See ongi loogiline seletus. Putin on kasutanud korruptsiooni, mida ta ise soodustab, et suunata süü oma läbikukkumiste eest teistele inimestele. Siiski ei saa me eirata ka fakti, et kaitseministeeriumi puhastus keskendus ametnikele, kes olid endise kaitseministri Šoigu liitlased ning et Šoigu ise on eemaldatud ministeeriumist, mida ta aastaid juhtis. Võib-olla pole see kõik juhuslik. Võib-olla on mingi sügavam põhjus, miks Putin on sihikule võtnud just need ministrid, kes nüüd kas arreteeritakse või surevad südamepuudulikkuse tõttu. Šoigu, kes oli pikka aega Putini liitlane, ei pruugi enam tema liitlane olla. Ja kõik, mida oleme viimastel aastatel läinud, võib olla Putini viis nõrgestada mehe toetajaskonda, kes võiks tema võimu vaidlustada. On olnud kuulujutte, et Šoigu on alates 2022 aasta juunist otsinud võimalust Putini vastu pöörduda. Just siis viitas endine CIA ohvitser Daniel Hoffman, et Putin võib seista silmitsi ohtudega oma kõrgete abiliste poolt, kes olid nii pettunud otsuses Ukrainat rünnata, kui ka pahased selle üle, et sissetungi ebaõnnestumise süü pandi nende õlgadele. Hoffman ütles, et Putini lähedal oli 3 inimest, kes võivad kujutada endast ohtu. Kremli julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrashev, föderaalse julgeolekuteenistuse juht Aleksandr Portnikov ja, oota nüüd, Sergei Šoigu. Esimesed 2 meest, keda Hoffman nimetas, on endiselt Putini soosingus, vähemalt praegu. Aga Šoigu on sunnitud oma kaitseministri kohalt taanduma ning ta on pealt vaadanud, kuidas tema asetäitjad ja abilised on ükshaaval kõrvale tõrjutud. Võib-olla oli Hoffmanil õigus. Lõppude lõpuks tõi 10. märts kaasa spekulatsioone, et sel ajal Venemaal nähtud kaos oli kuidagi seotud Šoiguga. Vastavalt VZHK OGPU Telegrami kanali väidetele, millel on sidemed Kremliga, ei olnud märtsi alguses Moskvas toimunud ulatuslikud internetikatkestused ja piirangud sugugi juhuslikud. Need olid seotud mitmete oluliste õiguskaitse ja sõjaväeobjektidega ning juhtusid umbes samal ajal, kui mitmed Šoigu liitlased kinni peeti. Telegrami kanal tsiteeris anonüümset allikat, kes ütles, et katkestuste lõpp langes kokku Ruslan Sakhalovi arreteerimisega, kellest me varem rääkisime. Järgmine pärast Sakhalovit võiks olla ainult Šoigu ise ning tal on endiselt piisavalt mõjuvõimu nii võimu kõrgemates ešeloonides kui ka eriteenistustes ja kaitseministeeriumis, väitis see allikas. Kogu märtsikuu segadus toimus ka ajal, mil levisid kuulujutud, et Šoigu üritab Venemaa vastu riigipööret korraldada. Pole selge, kas neil kuulujuttudel on midagi konkreetset taga. Mis puudutab Šoigut, siis tal võib praegu veel piisavalt mõjuvõim olla, et probleemidest eemale hoida, kuid iga Putini poolt antud arreteerimiskäsuga tema mõju väheneb. Aeglaselt, kuid kindlalt langevad kõrvale need, kes toetasid ja järgnesid Šoigule tema teekonnal Venemaa kaitseministeeriumis. Varsti jääb Šoigule ainult tema ise alles. Siis saab ta teada, kas Putin on kõrvaldanud tema alluvad, et teda kaitsta, või on ta eemaldanud aluse, millel Šoigu seisis, valmistudes endise liitlase korruptsiooni eest eemaldamiseks. Isegi kui puuduvad tõendid kuulujuttude kohta, et Šoigu plaanib riigipööret, käitub Putin nagu mees, kes usub, et tema kukutamise katse on tulemas. See on see paranoia, millest me video alguses rääkisime. Diktaator, kes on nii kaua ehitanud enda ümber keerulist korruptsiooni ja valealliansside süsteemi, näeb nüüd, kuidas kõik tema loodud hakkab lagunema ja see kõik on tingitud tema läbikukkumistest Ukrainas. Suur iroonia kogu selles loos on see, et Venemaa kaitseministeeriumi puhastus võib avaldada hoopis vastupidist mõju sellele, mida Putin soovib. Venemaa juht tahab tekitada hirmu. Ta tahab, et Venemaa eliit, kes on seal, kus nad on, ainult tänu Putini loale, teaksid, et ta võib nende järele tulla kohe, kui ilmneb vähimgi truudusetuse märk. Aga mida paranoilisemaks Putin muutub, seda enam pinge kasvab.
eliit, kes peaks Putinit kartma, hakkab tema vastu selle asemel hoopis vimma tundma. Pinged kasvavad ja just need vandenõud, mida Putin võib üritada ära hoida, hakkavadki kujunema. Lõppude lõpuks on Šoigu olnud Putini liitlane aastakümneid. Kui tema ja tema inimesed võivad olla sihtmärgiks, pole keegi Putini puhastusparanoia eest kaitstud. Oleme juba näinud märke, et Putin eelistab mõningaid agentuure teistele. FSB-st on sisuliselt saanud Putini isiklik politseijõud, kui ta lammutab Šoigu kaitseministeeriumi võrgustikku. See tekitab taas ainult rohkem pahameelt ja hirmu. Putin soovib viimast, kuid peab vältima esimest. Ta paneb nende sunniviisiliselt vabastatud ametikohtade etteotsa teised patuoinad, kuid kõik nad teavad, kuidas nad sinna said ja kõik nad teavad, et üks vale samm võib tähendada nende lõppu. Nad ei pruugi isegi valet sammu teha. Putinil võib lihtsalt vaja minna kedagi teist, keda oma läbikukkumistes süüdistada ja sellest piisab uue puhastuse jaoks. Veebruaris ilmunud artiklis ütleb Sipa, et Putin on muutnud tema poolt toetatud agentuurid agressiivsemaks, samal ajal kui ta lammutab neid agentuure, mis peaksid Ukraina sõda tema kasuks juhtima. See annab ka aimu Putini mõttemaailmast, nagu öeldakse. Putin ja tema spioonid jagavad väga sünget eeldust, et kaotatud sõda tooks kaasa riigi, maa ja agentuuride enda kokkuvarisemise. Kui jõuame märtsi lõppu, siis Putin surub maha mitte ainult ametnikke, vaid kogu Venemaad. Mobiilne internet on päevade kaupa blokeeritud. Putin on kehtestanud Telegramile ulatuslikud piirangud, mille eesmärk on sundida tavalisi venelasi kasutama Kremli heaks kiidetud ja jälgitavaid sotsiaalmeediarakendusi. Putini paranoiale ei ole enam miski piiriks. Kõigepealt oli selleks kaitseministeerium, nüüd on selleks tavalised venelased. Nii et jah, võid ju uskuda Kremli väiteid, et nad võitlevad korruptsiooniga, kui diktaator oma viimastel päevadel näeb vaenlasi kõikjal. Kui see on tõeline põhjus Putini puhastustööde taga Šoigu liitlaste seas ja tema karmide repressioonide taga kogu Venemaal, siis võime näha juhti, kes nõrgestab oma enda armeed lihtsalt selleks, et võita endale aega ja leida uus ettekääne, miks Ukraina sissetung ebaõnnestub. Lõpuks ei jää enam ühtegi ettekäänet järele. Mis saab Putinist siis, jääb veel näha. Võib-olla näeme enne Putini langust veel üht puhastust. On üsna ilmne, mida tankiüksus tegema peab, eks? Selles üksuses on tankid, vihje on juba nimes. See kasutab neid tanke, et pakkuda teistele maapealsetele üksustele soomuskaitset ja tuletoetust. Aga mis juhtub siis, kui tankiüksustel pole tanke? Venemaa saab sellele küsimusele praegu vastuse, sest Putin on teinud hullumeelse otsuse saata Venemaa tankiüksused lahingusse ilma selle varustuseta, mille kasutamises nad peaksid olema meistrid. Putini armee on oma surivoodil. Hullumeelsus on võimust võtnud, sest Venemaa tankiüksused seisavad nüüd silmitsi vaenlasega, kes on palju salakavalam kui Ukraina ise. See vaenlane on nende enda komandörid. 13. aprilli artiklis avaldas Euromaidan Press, et Venemaa kardab oma tanke rindele saata nii väga, et hoiab neid võimalikult kaugel tagalas. Ukraina surmad toovad droonid on muutunud nende tankide jaoks liiga suureks ohuks. Nii seisavad komandörid valiku ees. Kas nad varustavad oma tankiüksusi endiselt soomukitega, isegi kui see muudab nad sihtmärkideks? Või saadavad nad need üksused jalgsi või soomustamata sõidukites ja loodavad, et Ukraina droonid neid kätte ei saa ega tükkideks lase? Tundub, et Venemaa on valinud viimase variandi. Võime vaid oletada, et kusagil Kremlis on numbritega tegelevad ametnikud otsustanud jätta tankiüksused soomukiteta rahalistel põhjustel. Lõppude lõpuks on tanki kaotamine kallis. Selle tankimeeskonda kuuluvate sõdurite kaotamine on palju odavam. Nii et saadame nad lahingusse ilma varustuseta, mida nad on kogu oma sõjaväelise karjääri jooksul kasutanud. See on jahmatav otsus, mille on teinud Vene juhtkond. Aga nagu varsti teada saate, on Venemaa valikus omamoodi väänatud loogika. Enne kui selleni jõuame, pärineb uudis sellest, et Venemaa võtab tanke ära oma tankiüksustelt, Ukraina ühendvägede pressiesindajalt Viktor Krahubovilt. Ta väidab, et Venemaa pargib oma tanke koguni 20 kilomeetri ehk 12,4 niili kaugusele rindejoonest. Selline on kaasaegse sõjapidamise olemus. Suurest 20-kilomeetrisest tapmisvööndist ei pääse tehnika tavaliselt läbi, eriti tankid ja jalaväe lahingumasinad, paljastab Trahubov. Ta lisab, et Venemaa kasutab endiselt sõidukeid, et viia oma sõdureid rindele ja kaugemalegi, kuid need sõidukid on sageli 4-rattad ja tavalised mootorrattad. Kuigi need on tankidest kiiremad ja mõnikord suudavad Ukraina droone vältida, ei ole need sõidukid, mida tankiüksused peaksid kasutama. Lisaks puudub neil soomus. Üks ainus viga sõidu ajal võib tähendada surma. Kui mootorratturid satuvad raskemasse maastiku ossa, võivad Ukraina FPV droonid taevast alla tulla ja nad hävitada. Venemaa võib küll oma tanke kaitsta, kuid ta ei tee midagi selleks, et aidata sõdureid, keda ta saadab tapatsoonidesse ilma igasuguse kaitseta. Poole isegi nii, et Venemaa tankid suudaksid aidata, tulistades Ukraina positsioone sealt, kuhu Venemaa need parkinud on.
Võtame näiteks Venemaa T-90 tankid. Need põhilahingutankid peaksid olema maailma parimad. Putin ise on seda väitnud, püüdes veenda kõiki, kes kuulata tahavad Venemaa sõjalise jõu üleolekus. Kuigi T-90 on üsna muljetavaldav, kuigi kaugeltki mitte otsustav relv, pole sellestki eriti kasu nende vahemaade juures, kuhu Venemaa nüüd oma tanke pargib. Nagu National Interest märgib, on T-90L 125 mm sileraudne kahur, mida tugevdab Venemaa väitel järgmise põlvkonna tulejuhtimissüsteem. Pardal olevad infrapunasüsteemid aitavad T-90L tabada sihtmärke suurema täpsusega ja pikemal distantsil kui ükski teine tank Venemaa arsenalis. Kõigi nende seadmetega suudab T-90 rünnata vaenlasi kuni 8 kilomeetri kauguselt. Sellest ei piisa, aga ainult 12 kilomeetrit veel minna, enne kui need tankid võiksid olla mingitki kasu Ukraina kaitsepositsioonide purustamisel, kui nad on rindest nii kaugel pargitud, eks ole, Venemaa. Praeguseks võivad sul tekkida kahtlused. Ukraina väidab, et Venemaa saadab oma tankiüksused lahingusse ilma tankideta. Just see ongi asja mõte, Ukraina ütleb seda. Kas me kuuleme propagandat pressiesindajalt, kellel on isiklik huvi Venemaad võimalikult nõrgana näidata? Ei, ja kuidas me seda teame? Mitte ainult Trihubov ei tõsta esile Venemaa tanki probleeme. Vene sõduritel endil on palju öelda oma riigi praeguse tankiolukorra kohta ja suur osa sellest kattub sellega, mida Ukraina ise on avalikustanud. 14. aprillil avaldas Voenka Kočinoki juhitud Telegrami kanal väga huvitava kirja ühelt Vene sõdurilt. Kui sa ei tea, kes Kočinok on, siis ta on üks paljudest Vene sõjablogijatest, kes on Putini saatusliku otsuse järel Ukrainat rünnata Venemaa sõda häälekalt toetanud. Teisisõnu, ta on propagandist, käsilane, mees, kelle peale Putin ja tema Kremli kaaslased võivad tavaliselt loota, et ta järgib joont ja ütleb täpselt seda, mida neil vaja on, et jätta mulje, nagu läheks Venemaa sõda hästi. Nüüd vaatame kirja, mille see propagandakaupmees avaldas 14. aprillil. Kiri algab sellega, et sõdur ütleb Kočinokile, et ta kuulub Venemaa relvajõudude 110. brigaadi koosseisu. Täpsemalt teenib ta selle brigaadi tankipataljonis ning on otsustanud avalikustada täpselt, mis selles pataljonis praegu toimub. Põhimõtteliselt ei osale tankid nüüd peaaegu üldse otseses lahingutegevuses. Ja nii võetakse iga 2 või 3 nädala tagant igast pataljoni kompaniist 2 meest jalaväkke ning saadetakse rünnakupositsioonidele, kindlustatud positsioonidele, droonide toetuseks, ütleb sõdur, andes hävitava hinnangu Venemaa praegusele sõjapidamisele. Sõduri sõnul eksisteerivad tankikompaniide 3 rühma ainult paberil. Tegelikkus on see, et paljud nende rühmade liikmed on juba Ukraina droonide poolt hävitatud ning need, kes on alles jäänud, saadetakse peagi tapatalgutele. Inimesed on valmis lahingusse minema ja oma kodumaad kaitsma, kuid ma pean kuriteoks, kui tankistide eludega niimoodi ümber käiakse. Lõppude lõpuks ei ole tankistid jalaväelased, ütleb anonüümne sõdur. Seejärel võrdleb ta seda, mis toimub Venemaa tankistidega, türannia ja hävitamisega, minnes isegi nii kaugele, et nimetab seda, mis toimub Venemaa tankiüksustega, ebaseaduslikuks tegevuseks. Ja et oma mõtet veelgi rõhutada, jagab kiri 11 tankisti nime, keda sõdur isiklikult tundis ja kes tema sõnul on hiljuti hukkunud või kadunuks jäänud pärast seda, kui nad määrati rünnakuüksustesse. Pea meeles, et seda ei ütle Ukraina, seda ütleb Vene sõdur, keda esitleb propagandist, kes tavaliselt kiidab Vene sõjaväge. Putini jaoks on see selline reetmine, mis paneb teda püüdma Venemaalt tsenseerida kõiki, kes isegi mõtlevad sõna võtta või tema käsilased otsivad lähimat akent, et Kočinokit lähima aknaga tutvustada. Aga meie jaoks on see pilguheit Vene loori taha, väike pilk reaalsusse, millega Venemaa tankideta tankistid nüüd silmitsi seisavad, kui neid sunnitakse rindele nagu tavalisi jalaväelasi. Ja kui nad on jalaväelased, siis Venemaa kohtleb neid nii, nagu ta kohtleb ülejäänud oma jalaväge. Nad saavad olema kahuriliha. Numbrid räägivad meile kõik, mida peame teadma selle kohta, kui hästi toimib Venemaa lähenemine, mille järgi võetakse tankid ära sõduritelt, keda on koolitatud tanke mehitama. Need 11 tankisti, kelle kohta anonüümne Vene sõdur avaldab, et nad on surnud või kadunud, on vaid jäämäe tipp. Ukraina kaitseministeeriumi andmetel toob droonimüür, mille ehitamine on Ukrainale maksma läinud umbes $880 miljonit, hämmastava kiirusega kaasa vaenlase kaotusi. Ainult märtsis registreeris Ukraina üle 35 300 kimmitatud vaenlase kaotuse, millest enamik olid põhjustatud mehitamata õhusõidukite ehk droonide rünnakutest. Kõik see on salvestatud E-Points süsteemi, mille Ukraina on loonud selleks, et julgustada oma droonioperaatoreid võimalikult palju Vene sõdureid elimineerima. See süsteem töötab. Märtsi tulemus on suurim, mis selles süsteemis on registreeritud alates selle kasutuselevõtust, väidab Kaitseministeerium. Nii et Ukrainal on tohutu roll selles surmade hulgas, mida Venemaa praegu lahinguväljal kogeb.
aga Venemaa ise teeb selle lihtsamaks, kui see olema peaks. See juhtub siis, kui saadad tankistid jalgsi rünnakule või jalgratastega, mis ei paku mingit kaitset Ukraina tohutute drooniparvede vastu. Ja see kõik viib meid ilmselge küsimuseni, miks see juhtub? Enne kui anname teile vastuse, tuletame meelde, et see on sõjasaade ning toome teieni kogu pildi, mis peitub pealkirjade taga. Kindlasti tellige kanal, et olla alati samm ees. Nüüd tagasi küsimuse juurde, miks? Selleks on 2 põhjust, hirm ja puudus. Alustades hirmust on Trihubov toonud välja probleemi, millega Venemaa komandörid oma tankistidega silmitsi seisavad. Need komandörid tahavad tanke lahingusse saata. Nad sooviksid väga naasta sõjapidamise juurde, mis vastab vananenud taktikale, mille Putin 2022 aastal Ukrainasse tõi. Kuid tegelikkus, millega nad peavad silmitsi seisma, on see, et sõda on 2026 aastaks liikunud palju kaugemale sellest, millega need taktikad toime tulevad. Ukraina tapatsoonid on selle põhjuseks. Need 20 kilomeetrit, kuhu Venemaa tankid enam ei julge siseneda, on täis selliseid kaitserajatisi, mis on Vene soomustehnika jaoks tõeline õudusunenägu. Ukraina on aastaid muutnud selle maastiku, mida need tankid peavad läbima tohutuks lõksuks. Nendes tapavööndites on kõik traditsioonilised tankitõrjekaitsed, mida võiks oodata. Miiniväljad on igal pool ja need võivad hetkega tankiroomikud rivist välja lüüa. Ka drakonihambad ja tankitõrjekraavid on tapavööndites ning need on loodud selleks, et aeglustada Venemaa tankimeeskondade liikumist veelgi. Enamiku tankimeeskondade jaoks pole lihtsalt võimalik tapavöönditest läbi pääseda nende masinatega, millega nad on välja õpetatud juhtima, ja olukord läheb nende jaoks ainult hullemaks, kuna Ukraina kohandab ja täiustab oma tapavööndeid. Detsembris läbis United24 meedia kihilise tapavööndi kindlustuse, mille Ukraina on loonud selleks, et peatada tanke ja sõdureid igal sammul. Ukraina paljud uuendused on keskendunud sellele, et anda tapavöönditele võimalikult palju sügavust, mis omakorda võimaldab vägede ja varustuse paremat hajutamist. Mõnel juhul on Ukrainal isegi üksiksõduri positsioonid ning ta saab seda teha tänu tohutule droonide ja robotite hulgale, mida ta oma kihilistesse tapavöönditesse saadab. Eriüksused toetavad FPV droone, mis tapavad lennates kõrgel üleval ja jälgides tapavööndites toimuvat. Niipea kui tank jääb Ukraina kaitsesüsteemidesse kinni, saadavad luuredroonid signaali. FPV droonid ründavad. Kui Vene tankistid üritavad kaitseliinidest mööda hiilida, satuvad nad avatud teele, kus neid võivad tabada suurtükivägi või FPV droonid, mis tabavad märki enam kui 80% juhtudest. Ukraina on õppinud palju õppetunde kindlustustest, mida nii tema ise kui ka Venemaa on varem loonud. Tänapäeval nähtavad tapatsoonid on Vene tankide jaoks kohutav mürk. Me rääkisime teile varem, et Venemaa otsusel võtta tankistidelt nende tankid on omamoodi vildakas loogika. Sellest loogikast saab paremini aru, kui rohkem tapatsoonidest teada saada. Ausalt öeldes pole mingit mõtet tanke nendesse tapatsoonidesse saata. Nad on nagu istuvad pardid, aeglaselt liikuvad sihtmärgid, mida Ukraina droonid kergesti hävitavad. Me näeme seda viimastes üksikutes juhtumites, kui Venemaa on riskinud tankirünnakuga. 8. märtsil üritas Venemaa saata mehaniseeritud kolonni ründama rindejoonel asuvat Huliapola linna. Selles kolonnis oli tank, soomuslahingumasin ja paar maastikusõidukit. Mitte just suur kolonn, kuid see oli tahtlikult nii planeeritud. Võib-olla, kui Venemaal oleks vedanud, oleks see väike mehaniseeritud kolonn suudnud läbida tapatsoonid ja jõuda linna, mida ta sihtis. Spoiler, Venemaal ei vedanud. Nagu Ukraina 225. õhudessantpolk avalikustas, jälgis Ukraina Vene soomustehnikat ja hävitas selle mitme droonirünnakuga. Tankil ja sõidukitel sõitnud sõduritel ei läinud sugugi paremini, sest nende viimased hetked möödusid meeleheitlikult varju otsides, kui Ukraina droonid nende peale laskusid. Sellist tüüpi juhtumid on toimunud kogu rindejoonel iga kord, kui Venemaa üritab oma tanke kasutada. Seega tegutseb Venemaa loogiliselt, hoides oma tanke tagapool. Aga võiks arvata, et järgmine loogiline samm oleks leida mingisugune vastumeede Ukraina tapatsoonidele. Vähemalt võiks arvata, et viimase asjana saadaks Venemaa nendesse tsoonidesse sõdurid, kes varem Venemaa tanke juhtisid. Selline loogika on liiga mõistlik. Putin tahab territooriumi vallutada ja ainus viis selleks on saata sõdurid sinna territooriumile. Nii et tankid on segamini, aga sõdurid suruvad ikka edasi. Need sõdurid satuvad lootusetusse olukorda. Enamik sureb enne, kui nad jõuavad rindelegi lähedale. Väed, kes suudavad läbida tapatsooni ja tungida Ukraina rindejoone taha, ei lähe tavaliselt sugugi paremini. Putini usk, et iga territoorium, kuhu Vene sõdur jala maha paneb, võib kuuluda Venemaale, on aegunud ja lihtsalt ei kehti Ukraina sõja puhul. Tapatsoonid on selle tõestuseks. Paljud Vene sõdurid astuvad sinna sisse ja panevad isegi kokku nõrku kaitsepositsioone. Nad kütitakse üles ja surevad ikkagi. Sageli juhtub sama ka infiltraatoritega, kes satuvad Ukraina rindejoone taha.
Nad ootavad abiväge, mis sureb tapatsoonides. Varud saavad otsa, Ukraina sihib nende positsioone. Nemad surevad samuti, ainult et nad kestavad veidi kauem kui nende kaaslased. Sellega jõuame teise põhjuseni, miks Venemaa hoiab oma tanke 20 kilomeetrit või rohkem rindejoonest tagapool. See põhjus on palju praktilisem. Venemaal lihtsalt ei ole piisavalt tanke, et korraldada suuri mehaniseeritud rünnakuid. Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on veidi üle 4 aasta kestnud sõjategevus Ukrainas läinud Venemaale maksma 11 866 tanki seisuga 16 aprill. Isegi kui vaatame ainult need kaotusi, mida saab kinnitada fotode ja videotega, on see arv üle 4000, mis, nagu väljaanne 1945 välja toob, on rohkem tanke, kui enamik riike on kunagi omanud. USA'l on kokku vaid 4666 tanki. Global Firepoweri andmetel asetab see arv USA 4. kohale maailmas. Kõigil riikidel, mis jäävad USA'st allapoole, on vähem kui 4000 tanki. Nende numbritega tahame öelda, et Venemaa tankikaotused ei ole lihtsalt märkimisväärsed, vaid lausa rekordilised. Üheski kaasaegses sõjas pole nii palju soomust kaotatud ning Venemaa hakkab lõpuks tundma nende kaotuste mõju, kui ta põletab läbi oma viimased tankireservid. Venemaa üritab ehitada rohkem tanke. Ta tahab saata oma tankistid Ukrainat ründama nende soomukitega, millega nad on harjutanud. Kuid riigi tootmisvõimekus ei suuda lihtsalt sammu pidada nende tankide arvuga, mille Venemaa on juba kaotanud. Euromaidan pressi andmetel töötab Venemaa selle nimel, et jõuda 428 tanki tootmiseni aastas. Selleks väidetakse, et on loodud teine tehas tootmise suurendamiseks. Siiski väidab väljaanne, et on tõendeid, mis viitavad sellele, et see uus tehas ei suuda nullist ehitada T-80 PVM tanke, mida ta peaks tootma. Selle asemel võetakse lihtsalt vanu tanke lahti, et kasutada nende osi väidetavalt uute masinate ehitamiseks, mis tegelikult on vanad tankid, mis Venemaal juba laos olid ja mida nüüd uuendatakse. Aga isegi kui see nii ei oleks, peaks 428 tanki aastas Kremlis ikkagi häirekellad tööle panema. Kui võtta Ukraina andmed või kinnitatud kaotused, siis sellest hoolimata ei tooda Venemaa kaugeltki nii palju tanke, kui tal oleks vaja Ukrainas kaotatud asendamiseks. Kaotades üle 4000 tanki, kaotab Venemaa keskmiselt umbes 1000 tanki aastas. Ukraina kaitseministeeriumil on õigus, see number on pigem 3000 tanki aastas. 428 tanki ei ole kummagi neist numbritest isegi lähedal. Ja see on see, mida Venemaa tahab ehitada, mitte see, mida ta praegu tegelikult ehitab. Venemaa tankide olukord on nüüd nii kehv, et nad toovad oma ladudest välja üha rohkem lagunenud soomust, et jätta mulje, nagu neil oleks Ukrainas mingisugunegi tankide kohalolek. Me juba teadsime, et Venemaa kasutab nõukogudeaegset soomustehnikat. Nad on seda teinud peaaegu sõja algusest peale. Aga United 24 meedia andmetel läheb Venemaa nüüd nii kaugele, et varustab iidseid T-55 AM tanke enne neeste kaitsevõredega, et takistada droonirünnakuid. Need tankid on roostes vanarauad, mis on juba üle poole sajandi vanad. Mõned neist pärinevad koguni 1950. aastate lõpust. See paneb mõtlema, millist mõju need vanad tankid võiksid avaldada sõjas, kus Ukraina on juba tõestanud, et nende droonid suudavad palju kaasaegsemaid soomukeid hõlpsasti hävitada. Kaitsevõred ei aita siin midagi. Need iidsed tankid oleks pidanud juba aastakümneid tagasi kasutusest välja arvama. Nii et Venemaal on kahekordne probleem, mis on viinud selleni, et nad saadavad oma tankiüksused lahingusse ilma tankideta. Ladudes on varud nii madalale langenud, et enam ei jätku tanke kõigile. Ja isegi kui neid oleks, on Ukraina hirmuäratavad tapatsoonid muutunud nii tõhusaks, et tanki sinna saatmine on sisuliselt surmaotsus. Venemaa on hukas, kui ta tegutseb, ja hukas, sest ta ei saa tegutseda. Ja samal ajal, kui see kõik toimub, näitab Ukraina, et natuke leidlikkust võib kaugele viia, kui üritad kasutada relva, mis on sellel territooriumil peetava sõja tõttu vananenud. Ukrainal on samuti tanke. Nagu ka Vene tankid, seisavad Ukraina tankid silmitsi riskiga, et neid ründavad FPV droonid, kui nad satuvad Vene positsioonidele liiga lähedale. Aga erinevalt Venemaast näeb Ukraina probleemi ja leiab sellele lahendusi. Praegu muudab Ukraina oma Leopard 1 A5 tanke ajutisteks suurtükkideks, mille laskekaugus on 12 kilomeetrit ja mis võiksid uute tornidega ulatuda kuni 18 kilomeetrini. Selle strateegiaga kaob vajadus tankidega läbi tapatsooni positsioonidele sõita. Ukraina tankid, mis on varustatud kaitsevahenditega Vene droonide vastu, võivad lihtsalt ühes kohas püsida, kaugelt tulistada ja seejärel uude positsiooni liikuda. Mis puudutab Venemaad, siis nemad saadavad tankistid lihtsalt tapatsooni, kus nad kas surevad jalgsi või jalgratastel sõites. See võtabki kokku Ukraina ja Venemaa sõjalise lähenemise erinevuse. Venemaa õhujõud on kokku varisemas. Praegu, reaalajas, lähevad sõjalennukid õhus rivist välja, mootorid lakkavad töötamast. Pommid kukuvad lennukitelt maha juba õhkutõusul.
ja mõnel juhul kaotab Venemaa hävitajaid ilma, et Ukraina oleks isegi lasku teinud. See on õhujõud, mis pidi taevast valitsema. Selle asemel hävitab see end ise. Ja just see teebki sellest ajaloolise läbikukkumise, mida Putin ei saa varjata. Sest kui Venemaa alustas oma niinimetatud sõjalist erioperatsiooni 2022 aasta veebruaris, tundus õhusõja tulemus vältimatu. Lääne analüütikud ootasid, et Venemaa saavutab õhuülekaalu mõne päevaga. Vene õhujõud astusid sõtta umbes 1500 lahingulennukiga, mis oli üle 12 korra rohkem kui Ukraina sõjaeelne lennukipark. Venemaa kasutas kaasaegseid hävitajaid nagu Su-35S, Su-30SM ja Su-34, mida toetasid kaugmaa õhutõrjesüsteemid, strateegilised pommitajad ja õhus paiknevad radarid. Enamiku hinnangute kohaselt ei pidanud Ukraina õhujõud vastu isegi nädalat. Asja tegi veel hullemaks see, et Ukraina lennukipark koosnes vananevatest nõukogudeaegsetest lennukitest, millest paljusid oli aastatepikkuse alarahastuse tõttu halvasti hooldatud. Kuid teel õhuülekaalu saavutamisele juhtus midagi ootamatut. Tegelikult on Venemaa esinenud palju halvemini kui oodati ning tema õhuvägi on sõja 4 aasta jooksul kuust kuusse üha enam lagunenud. Näete, Vene õhu- ja kosmosejõud ehk VKS alustasid seda sõda põhimõttelise probleemiga. Kogu nende sõjaline doktriin oli üles ehitatud kaitsemudelile. Vene piloodid olid välja õpetatud tegutsema pideva maapealsete juhtide juhendamise all, tõrjudes saabuvaid ohte, mitte juhtima keerukaid ründeoperatsioone vaidlustatud õhuruumis. Kui venelased olid sunnitud sooritama sügavale tungivaid rünnakumissioone riigi kohal, mis oli varustatud kaasaegsete õhutõrjerakettide, kaasaskantavate õhutõrjesüsteemide, radarivõrkude ja järjest võimekamate lääne hävituslennukitega, tulid Vene lennuväes esile struktuursed puudujäägid, mida ükski lennukite arv ei suutnud varjata. Kuna Vene lennukid ei suutnud Ukraina õhutõrjet maha suruda, taandusid nad kaugelt ründamise taktikale. Aga missionid ei lõppenud kunagi ning see halastamatu tempo sööb nüüd lennuväge elusalt seestpoolt. Kõige selgem pilguheit VKS-i halvenevasse olukorda tuli 2026 aasta märtsis, kui Ukraina Ossinti grupp Ossint Flow avaldas salajase Vene sõjalennunduse ohutusaruande, mis hõlmas vaid 3 nädalat operatsioone ajavahemikus 29. detsembrist 2025 kuni 18. jaanuarini 2026. Dokumenti ei olnud Moskva ametlikult tunnistanud, kuid sellel on kõik ehtsa Vene sõjaväe sisearuandluse tunnused. Tähtis on märkida, et isegi Vene õhujõudude enda mitteametlik telegrammikanal Fighter Bomber, mis lükkab regulaarselt ümber Ukraina väiteid, ei püüdnud seda dokumenti vaidlustada. Ja see, mida dokument paljastab, on rabav. Vähem kui 3 nädala jooksul registreeris Vene sõjaväelennundus vähemalt 18 lennuväljal ja baasis kokku 24 eraldi juhtumit. Aga need polnud lahingukaotused, mille oleks põhjustanud Ukraina, tehes julgeid katseid korraldada droonirünnakuid sügavale Venemaale. Selle asemel olid need peaaegu eranditult mehaanilised rikked, meeskonnavead ja konstruktsiooniprobleemid, mis tõid lennukid alla ilma ühegi Ukraina raketi tulistamiseta. Ja kõige levinum probleem – lihtne mootoririke. Tõepoolest, 9-24 registreeritud juhtumist esinesid samad 2 kokpiti hoiatust – metallilaastud õlis ja madal õlirõhk, millele järgnes gaasi vähendamine, mootori seiskamine ja ühe mootoriga hädamaandumine. Mõjutatud lennukite hulka kuuluvad nii Su-34 ja Su-30SM kui ka Su-35S ning isegi transpordilennukid nagu AN-124 ja IL-76. Sama rikketüüp täiesti erinevatel lennukitel eri baasides ilma ühise lennuajata. See muster kannab kõiki süsteemse hoolduse ja tööstusliku kokkuvarisemise tunnuseid kogu Vene õhujõududes. Kõige kompromiteerivam üksikkirje dokumendis puudutab Su-30SM2 sabanumbriga 91. 4. jaanuaril 2026 käivitas lennuk lennu ajal parema mootori õlis olevate metallilaastude häire, seiskas parema mootori ning maandus Milirovo lennubaasis ainult ühe töötava mootoriga. 5 päeva hiljem näitas sama lennuki kohta koostatud aruanne, et esines täpselt sama probleem. Sama mootor, sama häire, sama ühe mootoriga maandumine Milirovos. Võib öelda, et Venemaa tegi parandused lohakalt ja saatis lennuki väidetavalt taas teenistusse ilma põhipuudust kõrvaldamata.
lennundusekspert Anatoli Krapčinski oli laiematele probleemidele viidanud juba 2025 aasta intervjuus, selgitades, et Venemaa kaotas ligipääsu Ukraina Motorsichi ja Ivchenko Progressi ettevõtetele. Ligipääsu kaotus nendele mootoritootjatele mõjutas 2014 aastal tugevalt osa Venemaa lennundussektorist, eriti transpordi- ja kopteriparke, ning selle impordi asendamise programm on sellest ajast alates raskustes olnud. Su-30 SM2 sabanumbriga 91 korduvad rikked on hoopis selge näide hooldus- ja ülalpidamisprobleemidest väes. Siis läksid asjad ülevast täiesti naeruväärseks. 3. jaanuaril 2026 koges Ukraina vastu lahinguülesannet täitnud Su-34 midagi, mis kõlab peaaegu võimatuna. FAV-500 juhitav liukpomm kukkus lennukilt maha kohe pärast õhkutõusu, ilma et selleks oleks käsku antud. Pommi, mis oli varustatud UMPK juhtimiskomplektiga, maandus mõnisada jalga stardiraja ees õhkutõusu suunas. Veelgi šokeerivam on see, et piloot jätkas siiski missiooni, justkui poleks ta äsja kaotanud ühe pommi, millega oleks Ukrainat kaugelt rünnatud. See polnud isegi üksik juhtum. Jälgimisväljaanne Astra on jälginud vähemalt 10 Vene õhupommi, mis on 2026 aastal kuni 5. märtsini kukkunud Venemaa või Venemaa poolt okupeeritud territooriumile. Pärast seda, kui 2025 aastal märgiti vähemalt 143 ja 2024 aastal 165 sellist juhtumit. Selgub, et liukpommid, mida võib pidada Venemaa peamiseks ründerelvaks, kukuvad spontaanselt nende enda territooriumile, kuid seda aeglustuvas tempos. Aruanne dokumenteerib ka Mi-8 helikopteri naasmist oma baasi Jankois okupeeritud Krimmis 2. jaanuaril 2026 pärast öist lahinguülesannet, kui saba osa lähedal kostis 2 valjut pauku ja juhtimine kadus täielikult. Meeskond tõi selle 3. lähenemisel alla lennukilaadset maandumistehnikat kasutades, mis on tavaliselt mõeldud ainult neile õhusõidukitele, mille sabarootor on täielikult rivist väljas. Pärast lennuinspektsioonil leiti saba osas peaaegu jalasuurune auk, läbilõigatud kaablid, hävinenud HF raadioantenn ja lame metallikild. Umbes printeripaberi suurune tükk leiti kaubaruumi kabiinist pärast seda, kui see oli läbi liugukse tunginud ja kokpiti soomusplaati tabanud. Osint Flow hindas kahjustuste profiili selliseks, mis vastab Vene õhutõrjeraketi killule, mitte lahingukokkupõrkele Ukraina jõududega. Teisisõnu, Vene õhutõrje võis alla tulistada omaenda kopteri. Las see mõte korraks setib. Praegusel hetkel peetakse Venemaad laialdaselt üheks maailma kõige arenenuma õhutõrjesüsteemiga riigiks, kuna nad on aastakümneid investeerinud programmidesse, mis suudaksid konkureerida Ameerika süsteemidega. Ja isegi kui õhutõrjesüsteemid ei töötanud päris nii hästi kui loodeti, siis liitlaslennukite allatulistamine on tõeline madalpunkt. Muidugi oli selle 3-nädalase perioodi jooksul Osint Flow raportis veel palju rohkem niinimetatud juhtumeid. Sealhulgas Su-35S, mis takseerides riivas omaenda kindlustatud varjendi väravat ja kahjustas oma Kibni elektroonilise sõjapidamise kondlit. MiG-31 PM, millel purunes põhiteliku rehv pärast seda, kui pidurduslange vari ei avanenud. K-52M ründekopter, millel tekkis öise lahingulennu ajal täielik hüdrosüsteemi rike, tegi sunnitud maandumise põllule. Ja Tusada 34A transpordilennuk, mille komandöri esiklaas purunes vaid 13 minutit pärast õhkutõusu. Arvestades nende tõsidust ja ilmsaid sarnasusi, võib kindlalt öelda, et Venemaa õhuflott üritab tegutseda ja sooritada lende tingimustes, milleks see pole kunagi loodud. Heaks näiteks on see, et Venemaa õhuvägi on tegelikult lennutanud oma lennukeid äärmiselt tiheda graafikuga alates Süüria kampaaniast 2015 aastal. Ja see tempo on alates 2022 aasta veebruarist mitmekordistunud. Rand Corporationi 2024 aasta analüüsi kohaselt lendas VKS oma lennukitega ligikaudu 2–4 korda rohkem tunde, kui neile aastas ette nähtud oli. Tavapärases rahuaja kasutuses läbiks selline lennuk nagu Su-35S oma Saturn AL-41 F1S mootori täieliku hooldusülevaatuse umbes iga 1000 lennutunni järel. Aga tegelikes sõjaolukordades peab lennuk lendama madalal kõrgusel ja maastikku järgides, et vältida radareid, korduvalt kasutama järelpõlemiskambrit, et kiiresti Ukraina territooriumilt lahkuda pärast liukpommi heitmist ning manööverdama vaenlase õhutõrjest kõrvale. Soovitatav hooldusintervall väheneb järsult 1000-lt vaid 700 või isegi 500 lennutunnile.
Rand hindas, et ülekasutamine maksab Venemaale igal aastal umbes 26 lennukit niinimetatud arvestuslike kaotustena, mis tähendab, et lennukid ei hävine lahingus, vaid jäävad metalliväsimuse ja kulumise tõttu jäädavalt või pooljäädavalt maa peale. 2023 aasta lõpuks oli neid arvestuslikke kaotusi juba umbes 60 lennukit. Praeguseks on see number märgatavalt suurem ja Venemaa jaoks läheb olukord veelgi hullemaks. Avatud allikate luureorganisatsioon Oryx on visuaalselt kinnitanud vähemalt 40 Su-34 kuni 8 Su-35 SI, kokku vähemalt 170 tiivlennukit ja umbes 170 helikopteri hävitamist või hõivamist. Isegi Venemaa väärtuslikumad varad ei ole säästetud. Ukraina on alla tulistanud vähemalt 2 Beriev A-50U radarilennukit, millest igaüks maksab umbes $300 miljonit. Kasutades kombinatsiooni USA poolt tarnitud Patriot õhutõrjerakettidest ja Nõukogude ajast pärit S-200 kaugmaa raketisüsteemist, mis töötab ebatavalistes radarita raketiründerežiimides. Need A-50T on sisuliselt asendamatud, kuna Venemaal puudub tööstuslik võimekus ja sanktsioonide tõttu ka võimalus vajalikke osi importida. Surmav löök saabus 2025 aasta juunis, kui Ukraina droonid ründasid 5 Vene lennubaasi, kus asusid aktiivsed strateegilised pommitajad sügaval Venemaa territooriumil. Ühe ööga hävitati või kahjustati tõsiselt vähemalt 2 Tu-22 ja 4 Tu-95 strateegilist pommitajat. Need lennukid ei maksa mitte ainult $100 miljoneid tükk, vaid on ka üks peamisi viise, kuidas Venemaa jõudu näitas tuumaheidutuse kaudu. Operatsioon Ämblikuvõrk kahjustas või hävitas väidetavalt kokku umbes 40 sõjalennukit, sihtides mitte ainult valmislennukeid, vaid ka Venemaa tootmisvõimsust ennast. Ukraina võime neid sihtmärke rünnata, kuid mis veelgi olulisem, kaitsta end arvuliselt ülekaaluka vaenlase vastu on oluliselt paranenud tänu lääne lennukite pidevale saabumisele. Enne 2024 aastat lendas Ukraina vananenud nõukogudeaegse MiG-29, Su-27 ja Su-25 lennukipargiga, platvormidega, mida Venemaa tundis läbi ja lõhki ning mille taktikalisi piiranguid mõisteti hästi. Kuid F-16 tarnemine Hollandist, Norrast, Taanist ja Belgiast hakkas seda olukorda muutma. Ainult Holland lõpetas 2025 aasta mais 24 F-16 lennuki tarnimise, Norra andis 14, Taani lubas 19 ning Belgia lubas 2028 aastaks veel 30 lennukit. Prantsusmaa saatis seejärel kogu 2025 aasta jooksul 6 Mirage 2005 lennukit. Ja Rootsi teatas 2025 aasta oktoobris kavatsuste protokollist, et uurida kuni 150 Saab JAS-39 Gripen E lennuki eksportimise võimalust. Eriti on F-16 ja Mirage'id juba operatiivselt kasutusel olnud Vene tiibrakettide tõkestamiseks. Need lennukid andsid Ukrainale NATO standardile vastava avionika, radari ja kaugmaa õhk-õhk-rakettide võimekuse, millega nõukogudeaegsed hävitajad ilmselt võistelda ei suutnud. Venemaa sattus esimest korda selle sõja jooksul olukorda, kus ta pidi vastamisi seisma hävitajatega, mille vastu tal polnud tegelikult teadmisi, kuidas neid tõrjuda. See ebakindlus koos Ukraina punktkaitsevõrkudega, mis kasutavad Patrioti, Nasamsi ja Irist süsteeme, on muutnud Vene piloodid üha vastumeelsemaks üldse vaidlustatud õhuruumi sisenema. Aga kui soovid rohkem teada saada, kuidas täpselt lääne varustus ja taktikad Ukrainas laineid löövad, siis kindlasti telli sõjasaade The Military Show. Me postitame iga päev videoid, mis kajastavad kõiki sõja arenguid ning ka ülemaailmseid geopoliitilisi uudiseid. Nüüd, lisaks Ukraina edusammudele lennunduselektroonikas, on Venemaa doktriiniline vastus olnud põhimõtteliselt lääne analüütikute jaoks vaidlusküsimus. Kuna Venemaal ei olnud võimalik Ukrainas õhuülemvõimu saavutada pärast seda, kui see ebaõnnestus kõige soodsamal hetkel sõja alguskuudel, hakkas Venemaa üha enam toetuma liukpommidele. Need on nõukogude ajast pärit FAB 500, FAB 1500 ja isegi FAB 3000 pommid, millele on lisatud lihtsad juhtimissüsteemid ja tiivakomplektid, mis võimaldavad lennukitel need pommid 20–30 miili kauguselt alla lasta ja kohe turvaliselt tagasi pöörduda. Kui 2023 aasta alguses alustati mõnekümne pommi pideva viskamisega nädalas, siis viimased hinnangud näitasid, et 2025 aasta lõpuks kasutas Venemaa rindel päevas kuni 100 pommi. See strateegia on olnud sõjaliselt tõhus Ukraina positsioonide tabamisel, kuid liukpommide rünnakud ei vähenda lennutunde. Õhkutõus, lend heitealasse, relvade väljalaskmine ja naasmine baasi kulutavad endiselt iga komponendi.
Venemaa võib olla leidnud viisi, kuidas vähendada riski oma pilootidele ja säilitada operatsioonide tempo, kuid ta pole leidnud viisi, kuidas vähendada mootorite kulumist. Lekkinud lennuohutusaruanne teeb selle traagiliselt selgeks. 9 mootoririket 3 nädala jooksul lennukitel, mida kasutatakse peamiselt liukpommide heitmiseks, on otsene tulemus sellest, et lennatakse amortiseerunud lennukipargiga jätkusuutmatult kõrge tempoga. Ja Venemaa, võime neid lennukeid asendada või parandada, variseb kokku koos lennukipargiga. Kuningliku Ühendteenistuste Instituudi 2025 aasta novembri raport pealkirjaga Suhoi tootmise haavatavused kirjeldas tootmiskriisi üksikasjalikult. Venemaa tootis 2022 aastal vaid 9 Su-34 lennukit. 2023 aastal tõusis see arv 13-ni ning 2025 aastaks on eesmärgiks seatud vaid 17 lennukit. Su-35S lennukite tarned ulatusid 2024 aastal 10-ni 12 tellitud lennukist. Seega on Su-30, Su-34 ja Su-35 lennukite aastane kogutoodang kokku umbes 20 lennukit aastas. Orixi raportite sageduse põhjal on see vaevu piisav, et kompenseerida kinnitatud lahingukaotusi, rääkimata ülekoormusest tingitud hinnangulistest kaotustest. Aga tegelik probleem on see, Venemaa kasvav isoleeritus. Tutmine sõltub tugevalt välismaistest tööpinkidest, spetsialiseeritud elektroonikast ja kvalifitseeritud inseneridest, kellest paljud on emigreerunud. Sanktsioonid on häirinud juurdepääsu täppistootmise seadmetele, mis hoiavad tootmisliine töös. Japaani CNC-masinad firmalt Sodic ühes olulises tehases paigaldati 2017. aastal ning nende täpsus on garanteeritud 10 aastaks. Venemaa ei saa enam seaduslikult nendele masinaile varuosi ega asendusi hankida. Kell tiksub juba lõpupoole. Kaitsetööstuse kriis, mida kirjeldas ajakiri Defense 2025 aasta novembris, on veelgi sügavam. Vene kaitsetööstusettevõtted töötavad sisemiste dokumentide kohaselt niinimetatud käsitsi juhtimise režiimis, mis on pehmendatud väljend selle kohta, et ettevõtted lahendavad võlakriise kriisist kriisini, mitte ei juhi jätkusuutlikku äritegevust. Ühtne lennukikorporatsioon, mis juhib kõigi Vene sõjalennukite tootmist, alates Su-35-test kuni Tu-95 pommitajateni, on sattunud sadadesse kohtuasjadesse tasumata jäänud alltöövõtjate tõttu. Kaitselepinguid täidetakse 2019. aastal fikseeritud hindadega, samal ajal kui komponentide hinnad on sisemise kirjavahetuse kohaselt tõusnud 10 või isegi 100 korda. Ettevõtted kannavad iga tarnitud kauba pealt kindlat kahjumit. Töötajate mobiliseerimine sõjaks on tootmisliinidelt tehnilised töötajad ära viinud. Ja eksporditurg, mis ajalooliselt toetas alla oma hinna kodumaiseid tarned sellistesse riikidesse nagu India, Egiptus, Alžeeria ja Vietnam, on peaaegu kadunud. Selle tulemusena kukkus Venemaa relvaeksport Jamestowni fondi andmetel aastatel 2021-2024 hinnanguliselt 92% võrra. Egiptus tühistas oma Su-35 lepingu. India valis Prantsuse Rafali Vene Su-57 asemel. Isegi riigid, kes on endiselt nimeliselt huvitatud Vene lennukitest, hakkavad seda valikut ümber hindama, kuna on üsna selgeks saanud, et Venemaa ei suuda tagada tarnetähtaegu ega varuosi. Su-57 ekspordi väljavaated on peaaegu täielikult kadunud. Su-75 Checkmate'i kerge varghävitaja, mis pidi olema Venemaa vastus F-35-le, pole sisuliselt ühtegi ostjat leidnud ning kõige tõenäolisem klient on Valgevene, mis pole just esmaklassiline turg. Siis on veel Hiina küsimus. 20 aastat oli Hiina üks Venemaa parimaid kliente, ostes Su-30MK hävitajaid ja püüdes omandada reaktiivmootorite tehnoloogiat, mida tal veel ei olnud. Täna toodab Hiina J-25 5. põlvkonna varghävitajat ja ekspordile suunatud J-35 ning turustab aktiivselt oma 4. põlvkonna hävitajaid välismaal. Siiani on ainult Pakistan saanud kätte J-10C, samal ajal kui riigid nagu Iraan, Egiptus, Indoneesia ja Araabia Ühendemiraadid on üles näidanud huvi või uurinud võimalikke tehinguid. Riikidele, kes kunagi pöördusid Moskva poole taskukohaste ja võimekate hävitajate saamiseks, pakub Peking nüüd sama väärtuspakkumist, kusjuures tema tarneahelad ei ole lääne sanktsioonidest mõjutatud. Venemaa positsioon maailma taskukohase alternatiivina lääne sõjalennundusele on täielikult õõnestatud ning koos sellega ka eksporditulu, mis rahastas järgmise põlvkonna arendust.
Venemaa tsiviillennundustööstus peegeldab sama kokkuvarisemist ning need kaks sektorit on omavahel rohkem seotud, kui esmapilgul paistab. Ühendatud lennukikorporatsioon juhib nii sõjalennukite kui ka tsiviillennukite tootmist, mis tähendab, et juhtimisotsused, eelarvejaotused ja tööjõu määramised mõjutavad mõlemat valdkonda. 2022 aastal teatas Venemaa valitsus julgest eesmärgist toota 2030 aastaks üle 1000 uue tsiviillennuki Venemaa lennufirmadele. 3 aasta jooksul pärast seda on Venemaa tehased tootnud kokku 13 tsiviillennukit. 2025 aastal tarnis Venemaa 15 planeeritud lennukist vaid 1 kommertslennuki. 2024 ja 2025 aasta tootmise eesmärgid vähendati 171 lennukilt 21 ning seejärel kärbiti neid veelgi ametnike sõnul rahastamisraskuste tõttu. Eesmärk toota 1000 lennukit aastaks 2030 on Kremli avalikus päevakorras vaikselt ümber vaadatud ning uute plaanide kohaselt seatakse sihiks veidi alla 1000 kodumaise lennuki, kuna sanktsioonide ja tootmisraskuste tõttu ajakavad venivad. Samal ajal sõltub Venemaa tsiviillennukipark, kuhu kuulub üle 700 lennuki, peamiselt Airbusi ja Boeingu mudelid, nüüd hallituru varuosade hankimisest. Ja Ukraina välisluureteenistus on hinnanud, et Venemaa võib sanktsioonide tõttu varuosade nappuse tõttu kaotada aastaks 2030 ligi 30% oma tsiviillennukitest. Me näeme juba selle kokkuvarisemise märke, näiteks AN-22 raskeveolennuki puhul, mis murdus pooleks ja purunes Moskva lähedal. 2025 aasta detsembris tappes 7 inimest. Väidetavalt lendas lennuk aasta pärast oma kavandatud mahakandmistähtaega. See oli tõenäoliselt viimane AN-22 Venemaa teenistuses. Siin on, kuidas see kõik kokku tuleb. Lekkinud hooldusaruanne, hinnangulised kahjuprognoosid, tootmisnumbrid, ekspordi kokkuvarisemine, tööstuslik võlakriis, tööjõupuudus ja tsiviillennunduse kokkuvarisemine. Venemaa lennuvägi on suutnud hakata sõda kaotama, kuid mitte peamiselt vastase tõttu. Ukraina piloodid ei ole paremad rohkemate missioonide läbiviimisel. Selle asemel surub Venemaa iga lennuki kaugele üle selle murdepunkti, püüdes sõda lõpetada, mis teise aasta lõpuks sisuliselt seiskus. Vene president Vladimir Putin ei saa seda kokkuvarisemist lõputult varjata. Kuskil sügaval Ukrainas toimub midagi köhedust tekitavat. Venemaa sõdurid teavad seda. Nad on seda ikka ja jälle näinud. Niipea kui mõni nende kaaslastest astub sellesse kohta, teavad nad, et see sõdur, keda nad just sisenemas nägid, on juba mahalugemisel. Neil on selles hirmuäratavas kohas vaid 12 minutit, kõigest 720 sekundit enne, kui vältimatu saabub. Venemaa sõdurid ei ela Ukrainas praegu isegi nii kaua kui ühepäevikud. Neil on vaid 12 minutit, mis hakkab tiksuma kohe, kui nad sellesse kohta sisenevad. Mis koht see on? Stepnohirsk. Kinska jõe kallastest vaid lühikese maa kaugusel asuv ja Lukjanivska ning Primorska asulate poolt ümbritsetud Stepnohirsk on muutunud Vene sõdurite jaoks surmalõksuks. Aga see on lõks, kuhu Putin sunnib neid ikka ja jälle sisse astuma. Venemaa juht peab seda tegema, sest ta näeb Stepnohirskit kui üht võtmetähtsusega territooriumi, mille Venemaa peab vallutama, kui ta soovib liikuda põhja poole üle Kinska jõe ja Zaporižja linna suunas. See pisike asula, mis on juba sõjas räsitud, on maha jäetud. Ühtegi tsiviilisikut pole enam jäänud, ainult Vene sõdurid hiilivad mööda tänavaid, teades, et iga samm edasi võib olla nende viimane. Ukraina droonid jälgivad alati. Riigi sõdurid varitsevad, vahetades oma positsioone vastavalt sellele, mida droonid näevad, kuni nad on ideaalses kohas rünnakuks. See on Stepnohirskis Vene sõdurite reaalsus. Ja nagu üks Ukraina sõdur, kelle kutsung on 9, ütleb ajalehele Times. Ma arvan, et ühe siia mobiliseeritud Vene sõduri eluiga on umbes 12 minutit, mitte rohkem. Tema elu hind, arvestades mürskude ja FPV-de kulu tema tapmiseks, on umbes $56 000. Kujutame end Vene sõduri asemele, kes saadeti Stepnohirskisse. Pärast seda, kui oleme tapmistsööris miile läbi rühkinud, et siia jõuda, sellest räägime videos hiljem. Siis need kunagi rahuliku asulasse. Enne sõda oleks see olnud tore koht elamiseks. Stepnohirski keskmes on 9 kõrghoonet, mida ümbritsevad väikemajad. Unine 5000 elanikuga küla kõlab idülliliselt. See pole see, mida sa näed, kui ületad asula lävepaku. Kõik need 9 kõrghoonet on pommitatud olematuks. Kaunid majakesed on kõrbenud ja pole ühtegi märki neist. 5000 inimesest, kes siin varem elasid. Ainuus, mis alles on jäänud, on kõhe rahu.
Vaikus, mida igaüks, kes on kunagi olnud orkaani silmas, teab kui eksimatut ohumärki. Ükski lind ei sirista, elumärke pole kusagil. Judin käib üle selja, aga sa tead, et pead edasi minema. Putin nõuab seda. Äkitselt katkestab helivaikuse. Iseloomulik sumisev heli, mis reedab luuredrooni kohaloleku, sunnib sind meeleheitlikult otsima vähimatki varju, mida leida suudad. Vaid 5 minutit pärast Stepnohirskisse sisenemist leiad end peitumas ühe põlenud maja varemete taga, palvetades ükskõik millise jumala poole, kellesse sa usud, et olid piisavalt kiire, et Ukraina drooni eest pääseda. Sa ei olnud, sa lihtsalt ei tea seda veel. Peidetud juhtimiskeskuses valmistuvad Ukraina droonioperaatorid juba sind tapma. Sinu pea kohal lennanud luuredrooni filmitud kaadrid edastatakse reaalajas tagasi ning sinust on saanud vaid soojusplekk termokaameral. Ukraina kaitsejõud teavad täpselt, kus sa oled ja kulub vaid mõni minut, kuni luuredrooni sumin asendub FPV löögidrooni omaga. Sa tõmbud varju. Iga mööduv minut tundub kui tund. Lõpuks, kui veel 5 minutit on möödunud, arvad, et on ohutu liikuda. Vau, alles 10 minutit on möödas ja pääsesid juba väga napilt. Noh, mitte päris. Kui sa pistad pea üle seina, mida pead oma varjupaigaks, läheneb sulle Ukraina droon. See on sinu selja taga, aga sa ei tule selle pealegi, et vaadata, kui uurid Stepnohirski tänavaid ja otsid järgmist edasiliikumisteed. Kui sa lõpuks suminat kuuled, on juba hilja. Droon tabab otse, sinu tuli kustub. Sa pidasid vastu 12 minutit. Ja Stepnohirsk naaseb selle kummalise vaikuse juurde, mida sa kunagi tundsid, oodates järgmist õnnetut vene hinge, kes sisse astub. See on paljude nende sõdurite saatus, kes sisenevad sellesse uude surmakülla ja paljude jaoks on see vältimatu. Praegu, kui Ukraina hoiab endiselt Stepnohirskit oma kontrolli all, on tal kõik eelised Venemaa rünnakvägede vastu võitlemisel. Nagu UKR Informed märkis oma 14. jaanuari raportis, kus käsitleti Venemaa katseid külasse tungida, asub Stepnohirsk kõrgendikul. Venemaa jaoks muudab see küla strateegiliselt oluliseks. Selgitame seda mõne minuti pärast lähemalt. Aga praegu töötab see kõrgendik Ukraina kasuks. Droonide ja suurtükiväe operaatorite paigutamine küngastele annab Ukraina vägedele selge ülevaate külast ja ümbritsevatest aladest. Kõrgendik muudab ka droonioperatoritel lihtsamaks oma luure ja FPV droonide lennutamise, eriti kuna selle tüüpi maastik pakub paremaid signaale, mis võimaldavad neil droonidel otsida sügavamalt linna sees iga Vene sõduri järele, kes on piisavalt rumal, et sinna sisse minna. Oma analüüsis lisab Combat Veteran News, et vesi on veel üks probleem, millega Vene sõdurid silmitsi seisavad. Stepnohirsk, mis asub umbes 30 kilomeetri ehk umbes 18,6 miili kaugusel Zaporižžja linnast, ühendab endas kõrgeid kõrgendikke ja sügavaid madalikke. See asub geograafiliselt väga raskes kohas, ütleb Combat Veteran News, sest kogu see piirkond siin on osaliselt üle ujutatud ja see tähendab, et keegi ei saa siin tegelikult ühtegi piirkonda hõivata. Nii et samal ajal, kui Ukraina hoiab Stepnohirskis kõrgemat positsiooni, peavad Venemaa väed rühkima läbi üleujutatud maastiku külmas ilmastikus. Kõik selle nimel, et leida vaid oma surm, keskmiselt 12 minuti jooksul pärast külla sisenemist. Sa pead esitama ilmselge küsimuse. Miks? Oleme juba ühte põhjust maininud, nimelt seda, et Venemaa üritab liikuda Zaporižžja linna suunas või vähemalt tahab seda teha. Venemaa teel seisab Kinska jõgi. See tuleb ületada. Ja selleks, et ületus toimuda saaks, peab Venemaa hõivama võimalikult palju territooriumi sellest jõest lõuna pool, et rajada oma sõduritele turvalised kohad põhja poole tungimiseks. Siin tuleb mängu Stepnohirsk, mis koos Primorska ja Lukjanivskaga annaks Venemaale vajaliku turvalise ala, et proovida Kinska jõe ületamisi, mis viiks neid lähemale Zaporižžja linnale. Just selle konkreetse linna tähtsus ongi viinud selleni, et Putin on andnud käsu 20 000 sõduri saatmiseks Stepnohirski suunas. Võttes selle küla enda kontrolli alla, saab Venemaa kõrgema positsiooni ning tee linna poole, kus asuks suurim terasetehas, mis Ukrainal veel töötab. Zaporižžja kaotamine oleks Ukraina sõjaväele laastav, nagu ütleb Mongol, kes on vanem ohvitser ja juhib Farata gruppi, mis on Ukraina sõjaväeluure eriüksus ajalehele Times. Stepnohirsk kaotus võimaldaks vaenlasel ületada loodusliku tõkke, tuua ettepoole suurtükiväe ja mehitamata vahendid ning pommitada Zaporižžjat ööpäevaringselt, lisab Mongol. See põhjustaks tsiviilelanikkonna seas paanikat ja humanitaarkriisi. See looks tingimused Zaporižžja okupeerimiseks ja piirkondliku keskuse kaotamiseks. Seda suurtükiväe mainimist on samuti esile tõstnud Combat Veteran News ja UKR Informed. Kuigi Venemaa soovib ületada Kinska jõe, asub Stepnohirsk samuti piisavalt lähedal Zaporižžja linnale, et Venemaa suurtükiväe üksused saaksid alustada pommitamist juba enne ületamist.
vähemalt võiks Venemaa hakata linna äärealasid pommitama, et valmistada ette võimalikku okupeerimist, ütleb Combat Veteran News. Ja taas, pidage meeles kõrgendike Stepnohirski ümbruses ja sees. See on ideaalne ala, kus Venemaa drooni- ja suurtükimeeskonnad saavad end sisse seada, et alustada Zaporižžja linna pommitamist. Ja nagu Jukhar Inform märgib, annaks Stepnohirski kontrollimine Venemaale ka võimaluse kontrollida logistilisi marsruute, mis viivad Zaporižžjast Huljapola ja Orogivi asulatesse. Mongol mainib samuti, et Venemaa soovib tsiviilelanike paanikasse ajada. See on veel üks oluline põhjus, miks ta ohverdab rõõmuga sõdureid Stepnohirski lihaveskis. Enne kui me selle teema juurde läheme, see on sõjasaade ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui soovite olla kursis kõige olulisemaga, siis kindlasti tellige meie kanal. Venemaa kampaania Ukraina tsiviilelanike vastu ei ole selle sissetungi kõrvalprodukt. See on võtmestrateegia ning seda on Putin kasutanud, tappes 15 172 Ukraina tsiviilisikut ja vigastades veel 41 378 Ukraina tsiviilisikut kuni 31 jaanuarini. Linnade pommitamine, kus elavad tsiviilisikud, on samuti olnud Venemaa strateegia oluline osa, nagu oleme näinud kogu okupeeritud Ukraina aladel. Ja nagu teatas New Voice of Ukraine 23. veebruaril, on Venemaa 2026 aastal oma tsiviilelanikele suunatud strateegiat edasi arendanud. Lisaks sellele, et Venemaa püüab droonirünnakutega, mis on kestnud kogu talve, hävitada võimalikult palju Ukraina energiarajatisi, kasutab ta nüüd sabotaaži ja mõrvade kombinatsiooni, et külvata paanikat Ukraina linnades. Energiavõrgu rünnakute kampaania keskendub nüüd Ukraina tsiviilraudtee infrastruktuurile ja varustusteedele, teatab New Voice of Ukraine. Ja nüüd saadab Venemaa mõrvareid Ukraina linnadesse, et aktiivselt jahtida piirkondlikke juhte. Nagu nägime operatsiooniga Enigma 2.0, mis sihtis ajakirjanikke, avaliku elu tegelasi ja isegi Ukraina luurekogukonna võtmeisikuid, näiteks HUR-i esindajat Andrei Jussovit. Seega on Stepnohirsk Venemaa jaoks oluline vaheeesmärk. See võib viia Zaporižžja linna vallutamiseni. Ja isegi kui see ei õnnestu, võimaldab see Putinil jätkata oma barbaarset ja terroristlikku kampaaniat Ukraina tsiviilelanike vastu. Need kaks eesmärki ongi need, mis viivad Venemaa sageli enesetapeliku otsuseni saata oma sõdurid Stepnohirskis 12-minutilisse surmakoridori. Jääge meiega, sest me paljastame, kui kaugele Venemaa on valmis minema ja kui rängalt ta endale haiget teeb, et see väike asula vallutada. Aga praegu piisab teadmisest, et Venemaa peab Stepnohirskit nii oluliseks, et ta ei saada sinna lihtsalt suvalisi reakoosseisu sõdureid. Putin saadab sinna parimatest parimad ja see on kohutav otsus. Nagu Times teatab, on venelased saatnud külla 2 dessantiviisi, 1 motoriseeritud jalaväediviisi ja 1 spetsnatsi brigaadi. Need on Venemaa eliitsõdurid, kes peavad Stepnohirski surmalõksus vastu keskmiselt 12 minutit, mis tähendab, et Venemaa kaotab osa oma parimatest meestest. Küsimus, mida Putin hea meelega eirab, on, mis jääb Venemaale pärast seda alles. Kui Venemaa suudab Stepnohirski kuidagi vallutada, on ta selleks kulutanud osa oma parimatest sõduritest, mis tähendab paratamatult, et edasi Zaporižžja suunas tungimiseks jäävad alles vaid halvasti väljaõpetatud reservid. Ja see eeldab, et Venemaa eliitväed suudavad üldse selle küla vallutada. Kui nad sellega hakkama ei saa, peavad reservid edasi tegutsema. Kui Venemaa parimad peavad vastu 12 minutit, siis tema halvimad ei pruugi vastu pidada isegi 12 sekundit. Ukraina jaoks on Stepnohirsk potentsiaalselt haavatav koht, kuid see on neile pakkunud ka võimaluse. Venemaa kavatseb saata oma eliitväed külla. Ukraina saab vastata samaga, saates oma parimad. Ja Ukraina sõduritel on kõik need eelised, mis kaasnevad Stepnohirskiga, mida Venemaa nii meeleheitlikult endale tahab saada. Tõsi, Ukraina sõdurid on arvuliselt vähemuses 71 võrra, nagu Times märgib, kuid paljud neist kuuluvad Ukraina luure peavalitsusse ehk HUR-i ning neid toetavad kogenud jalaväelased kohapeal, territoriaalkaitseüksused ja droonioperaatorid. Kõik see kokku tähendab, et Ukraina on suutnud muuta Stepnohirski selliseks kõhedaks põrgumaastikuks, mis võiks pärineda vaid Vene õudusunenäost. Ja nutikalt ei torma Ukraina pimesi Vene vägesid peatama, kes üritavad küla vallutada. Kõik, mida Ukraina Stepnohirski juures teeb, on rahulik, ettevaatlik ja läbimõeldud, nagu näitab üks näide Ukraina rünnakust, mida jagas ajaleht Times. Väljaanne ütleb, et sageli on just Mongooli rünnakumeeskond see, kes läheb Stepnohirski Vene sissetungeid välja tõrjuma ning ühe sellise operatsiooni raadioside toob hästi esile tema lähenemise. Halb on see, et nad juba teavad, et me tuleme, ütles Mongol rühmaülemale pärast seda, kui Ukraina oli tuvastanud mõned kindlustunud sissetungijad, kellel oli õnnestunud murda 12 minuti needus. Praegu viib vaenlane siin läbi täiendavat luuret. Kontrollige pidevalt, kust vaenlane jälgib ja olge hiirvaiksed, täielik raadioside vaikus.
kannatlikkus on Stepnohirskis Ukraina jaoks selgelt voorus, mis võib tunduda kummaline öelda, arvestades kui kiiresti nad keskmiselt külas Vene sõduritest lahti saavad. See ütleb meile, et 12 minutit võib paljude Vene sõdurite jaoks olla tohutu ülehindamine. Mõned peavad tõenäoliselt vastu vaid mõne minuti, samas kui need, kes suudavad kindlustuda, on erandid, kes tõstavad keskmist aega. Igal juhul on Ukraina selle Stepnohirskis kasutatava strateegiaga häid tulemusi saavutanud. 25. veebruaril arutas Ukraina kaitseluure mõningaid Ukraina viimaseid pealetungimanöövreid Telegrami postituses. Stepnohirsk näib nüüd olevat Ukraina eliitüksuse Artan, mis kuulub HUR-i koosseisuvalduses, ning see üksus on suutnud Venemaa vägesid külast kaugemale tõrjuda. Operatsiooni käigus, mis viidi läbi keeruliste logistiliste tingimuste ja vaenlase pidevate katsete taustal, positsioone hoida niinimetatud lihalaine rünnakutega. Artani võitlejad koos teiste Ukraina kaitseministeeriumi HUR-i aktiivsete operatsioonide osakonna ja Ukraina kaitsejõudude üksustega taastasid kontrolli võtmetähtsusega positsioonide üle ning parandasid oluliselt taktikalist olukorda nimetatud rindelõigus, seisab Telegrami postituses. Ukraina hävitas Vene elavjõudu ja tehnikat, kõrvaldades mitu dosinat Vene sõdurit. Lisaks suutis Ukraina võtta kontrolli mõnede oluliste logistiliste teede üle, mida Venemaa kasutas oma Stepnohirskis paiknevate vägede varustamiseks, mis nõrgestab tulevikus riigi rünnakuid veelgi. See on kulminatsioon kõigest, mida Ukraina on Stepnohirskis kuude kaupa teinud. 12-minutiline needus on hävitanud Venemaa katsed luua tugevat rünnakujõudu, mis on andnud Ukrainale võimaluse vasturünnakuteks. Siiski on nende vasturünnakute juures veel üks oluline komponent, mida tuleb mainida – Starlink. Pole juhus, et Ukraina HUR-i operatiivtöötajad valisid just veebruari lõpu, et anda vastulöök Vene vägedele, kes üritasid küla vallutada. Selle kuu alguses lõpetasid Elon Musk ja SpaceX lõpuks Venemaa ligipääsu ebaseaduslikele Starlinki terminalidele, mida nad olid kasutanud oma vägede koordineerimiseks rindel. Stepnohirskit ründavate sissetungijate jaoks, kes olid juba isoleeritud ja keda Ukraina jälitas, tähendas Starlinki kaotus surmahoopi. Nad ei saa enam õigustada oma enesetapelikke rünnakuid külla, sest nad teavad, et nende taga olevad väed ei suuda koordineerida ega kasutada ära võimalikke saavutusi. Kas see tähendab, et Venemaa lõpetab sõdurite saatmise Stepnohirskisse? Mitte mingil juhul. Me rääkisime teile varem, et paljastame, kui kaugele Venemaa on valmis minema, et saada Stepnohirsk enda kätte ja Putini jõhkrus, mida ta rakendab oma enda sõdurite suhtes peaaegu sama palju kui Ukraina vastu, algab juba linna lähenemisel. Nagu märgib Combat Veteran News, peavad Venemaa sõdurid enne Stepnohirskisse jõudmist läbima ohtliku teekonna Kamjanska asulast. See teekond on umbes 45 kilomeetrit ehk 2,5 kuni 3,1 miili, mille enamik sõdureid läbib jalgsi üle avatud maastikku, mis on selge tapmistsoone. Kujutage ette, kuidas Vene väed peavad lihtsalt üle nende avatud põldude marssima kogu tee selle vaidlusaluse külani. Sa mõistad, kui kiiresti kaotused võivad muutuda täiesti pöörasteks, Combat Veteran Newsi sõnul. Ja pea meeles, Venemaa on pühendanud Stepnohirski suuna ründamiseks 20 000 sõdurit. Tõsiasi, et Ukraina suudab endiselt edusamme teha isegi siis, kui Venemaal on nii suur inimjõu ülekaal, näitab, et see, mida Putin üritab Stepnohirski piirkonnas saavutada, tähendab sisuliselt vaid oma sõdurite saatmist vältimatule surmale. Aga mis siis, kui sa oled tark Vene sõdur? Sa tead 12 minuti needusest ja saad aru, kui absurdne oleks marssida linna poole ja sinna sisse, mis tapab sind minutitega. Kas sa ütled ei, kui sind saadetakse enesetapumissioonile linna, mis jääb püsima kaua pärast sinu surma? Võid arvata, et teeksid seda, aga Venemaa hoolitseb selle eest, et sa ei saaks. 24. veebruaril teatas BBC intervjuudest, mille nad tegid 4 vangistatud Vene sõduriga. Üks neist sõduritest ütles BBC-le, et ta oli isiklikult näinud Vene komandöri, kellele anti Venemaa kangelase tiitel, külmavereliselt hukkamas sõdureid, kes keeldusid tema käskudele allumast. Ma näen seda, lihtsalt 2 meetri, 3 meetri kaugusel. Klõps, klõps, pauk. See nullimise ehk keeldujate tapmise tava on Vene sõjaväes laialt levinud ning see jätab need, kelle ülesandeks on Stepnohirsk vallutada, kaotusseisu. Nad võivad kas püsida külas 12 minutit või lastakse nad kohe oma enda ülemate poolt maha. Või kui neil peab ja neil on korrumpeerunud ülem ning olgem ausad, korruptsioon on Vene kõrgema juhtkonna jaoks nagu hapnik, siis saavad need sõdurid end välja osta. Nagu Sõjauuringute Instituut teatab, maksavad mõned Venemaa sõdurid kuni 30 000 naela ehk umbes $40 600, et pääseda enesetapelikest rünnakutest, millele neid sunnitakse. Võib-olla on Stepnohirski lähedal ülemad, kes teenivad nüüd selle pealt kõvasti, kuna küla on saanud nii hirmuäratava maine. Aga nende jaoks, kes ei saa maksta, tiksub kell halastamatult.
Neil on 12 minutit aega enne, kui paratamatu saabub ja kui see juhtub, ootab Stepnohirsk endiselt järgmist Vene sõdurit, kes pääseb ümbritsevast tapsoonist otse tulle, mis põleb nii kuumalt, et ükski Vene okupant ei pääse sellest. See, mida me nüüd Stepnohirskis näeme, meenutab seda, mida nägime ka Pokrovskis kogu Venemaa selle linna vastu suunatud rünnaku vältel. Pokrovski needus laastas Venemaa armeed veelgi rohkem kui Stepnohirski 12-minutiline needus ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Ja ära unusta tellida kanalit The Military Show, kui sulle see video meeldis ja tahad näha rohkem kajastust sellest, millega Venemaa väed Ukrainas silmitsi seisavad. Aitäh vaatamast!